Si on ainus asi, mida si idiot teha oskab. Niid sonad kajavat siani mu peas nagu raske löök vastu rindaa. Ma kuulsin neid 5 aastat tagasi, aga tunnen neid, nagu oleksid niid öldud eile. Iga silp, iga irve, iga nairatus on syöbinud mu mellu nagu arm, mis kunagi täielikult ei parane. Aga ennen kuin jatkan, vendu, et olet kanalitellinut, jätä like ja ytle mulle kommentaarides, kust sa mu lugu kuulad. Mä olen toesti uudishimulik, kui kaugele si on joudnud. Minun nimi on Kaire Kask. Mä olen 57-aastane ja se on lugu sellest, kuidas ema voi muuta oma poja alandu se koike valusaamaksi opetunniksi, mitä yksi arrogantne mies kunagi saanut on. Koik algas 1. septembrikuuteisipäivällä. Taivas oli selkeä. Mäletän oma köögis värske kohvi lohna, kui hommiku sööki tegin. Rasmus, mu ainus poeg, oli tousnut tavallisest varem. Temas oli se närvillisuse ja ponevuse segu, mitä suudab tuua vaid esimene päev uudel töökohal. Ema, mä jään hiljaks, ytlestä mulle, kui esikupeegli ees oma lipsusättis. Vaatasin teda uhkusega. Minu Rasmus, 30-aastane, ärijuhtimise eri ala lopetanut, niin paljon unetuid öid, niin paljon ohverdusi, niin paljon yletunde, mitä mä tegin tema yli kooli estmaksmiseksi. Koik selleks, et nähdä teda muutumas selleks elegantseks meheksi. Kes mu esseisis. Sa saad suurepäraselt hakkamaan mukallis. Su ei näeb, et tegi su palkamisega suurepärase otsuse. Rasmus nairatas. Aga tema silmis oli midagi, mitä mä sel hetkel ei suutnut deshifriirida. Närvillisyys, voi olla, voi ek hirm. Aita, Emma. Helistan sulle, kui työlt tulen. Mä kallistasin teda. Ta lohnas kalli parfyymi, täitunut unistusta ja paljutootava tuleviku järelle. Sulkesin ukse ja vaatasin aknast, kuidas tema auto hommikuses liikluses kadus. Mul polnud aimugi, et 3 tunti hiljem muutub mu elu igaveseksi. Vetsin hommiku rahutult. Mä ei suutnud millelegi keskenduda. Pesin nausid, mis olit juba puhtad. Kloppisin patju, mis ei vajanut kloppimist. Kontrollisin oma telefoni iga 5 minuutin tagant. Odates sonumit, mis kunagi ei tulnud. Keskipäiväksi oli ärevus muutunut milleksi tugevammaksi. Elaimuseksi. Selliseksi, mitä on ainult emadel. Selliseksi, mis paneb meid ilma igasuguse loogilisessa seletuseta teadma, et midagi on valesti. Harasin oma käekoti, autovot media suundusin oma poja äijä firmapuulle. Metsätööstus oli kirjoitetut kuldsete tähtedega fassadille. Viekorruselinen hone viimsis, imposantne, kylmnaguselle omanik. Astusin vastuvottu. Noor nainen laua taga nairatas professionaalse viisakusega. Tere päiväst. Mä tulin Rasmus Kaske vaatama. Ta alustas tänä. Yks hetk, palun. Ootasin seistes, tundes, kuidas mu sydän lööb, yhä kiiremini. Midagi oli valesti. Mä tunsin seda ohus. Administraattori pikas vaikuses, selles, kuidasta oma pilku vältis. Proa, mä usun, et herra Kask on holdusosakonnassa. 3. korrus. Holdusosakond. Rasmus oli ärijuht, tal oli ylikooligrad. Mitä ta holdusosakonnassa teki? Läksin trepist, sest ei tahtnud lifti odata. Iga sam oli vastuseta kysymys, iga korrus kasvav ahastus. Joudsin 3. korruseelle. Järgisin silte, holdusala, ainult valitatut personaalille. Lykkäsin ukse lahti, ja siis mä nägin teda. Minu poeg, minu Rasmus, pois, kelle mä kasvatasin yles yksipärast seda, kui tema isä meid maha jättis, normees, kes lopetas kiitusega, mees, kes investeeris 5 aastat oma elust öppimisse, et siin ilmaskeegi olla, oli polvili tualettpoti ees, kollaset kummikindat käes, puhastades töötajat tualettrumi. Maailmanpeatus ja siis mä kuulsin seda häältä, seda sygavat, yleolevat, myrkitäis häältä. Se on ainus asi, mitä se idiot teha oskab. Tostsin pilgu. Sealta oli Reinmets, minu poja äi, 52-aastane, metsätööstuse omanik, Laura, mu pojanaise isä. Ta seisis silkuska heti se ylikonnas mehega, näärdes ja osutades Rasmuse peale, nagu oleks ta naerualune. Ja tema korval nairatas Laura, mu minia, naine, ketä mu poeg armastas mieletult, kes vandus armastada teda heasta halvas. Ei, mitte ainult ei nairatanut. Ta nairis, tema silmät säräsid kaasosalusest, nagu oleks tema abikaasa alandamine päivä naljakaim naali. Rasmus tostis pilgu ja nägi mind. Meie pilgud kohtusid. Nägin, kuidas midagi teemas murdus. Nägin, kuidas häbi muutus pisarateks. Nägin, kuidas mu poeg, mu pois, mu tugev mees, lagunes. Pisarat vuolasid myötä tema näkyy.
Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt vaatas mind, naguanuks, et ma poleks siitä näinud, nagu paluks andestust, et oli epäonnistunut, aga ta polnud epäonnistunut. Ma teadsin siitä. Keegi oli ta riitnud. Reinmets näki mind. Teema nairatus laajenes. Kaire, millinen yllätys. Tulit vaatama, kuidas su väike lopettaja äärimaasta madalasta opib. Niime koik alustamme käed mustaks tehes. Tahtsin karjuda, tahtsin teda lyöä. Tahtsin selle nairatus, et temana olt pyyhkida. Aga ma ei öelnud midagi. Vaatasin vaid Rasmust veel viimast korda, siis Laurat, siis Reinu. Pöörasin ringi. Kondisin sellest huonest väliä. Pea pysti ja hing purustatud. Istusin autosse, sulkesin ukse ja vaatsin mobiiltelefoni. Valitsin numbri, mitä olin aastaid hoidnud, mehe. Kes oli mind aidanud mun lahutusega, mehe. Kes suutis mägesid liikutada, kui ma palusin. Herra Lepik, siin Kaire Kask. Mul on vaja, ette uuriksite midagi minun jaoks, ja mä vajan, ette teeksite seda kiiresti. Järgnes paus. Mä tahan ostaa firmaa. Metsätööstuse. Tahan teada koike. Vuolad varad nörkused koik. Ja mä ei taha, et keegi teaks, et se olen minä, kes kysib. Veel yksi paus. Kui kauan se aika votab, herra Lepik? 2 nädalat, proua Kask, koike rohkem. Sure pärane. Mä maksan, mis iganes vaja. Panin toru ära, käivitasin auto ja kojusoites kajas mu peas yksi ainus lause. Keegi ei alanda mu poega. Keegi. Kui olet kunagi midagi sarnast läbi elänyt, voi tead kedagi, keda on työl alandatud. Ytle mulle kommentaarides, mitä sinä minun asemel oleksid teinud. Tahan lugeda ikäyhtäjien lugudest. Rasmus syndis 23. aprillil. Sel hommikuul sadas vihma. Mä letan tilkade helivastu haiglakent, kui mä teda esimest korda syles hoitsin. Ta oli niin väike, niin habras, niin tajuslik. Tema isä Peter oli kohal esimesed 3 aastat, siis ta lihtsalt lahkus. Yhel hommikuul ärkätes leidsin köögilaualt kirja. Mä ei suuda seda vastutust enam kanda, anna andeks. Se oli koik. Ei mingit selgitust, isekin mitte hyvästi jättu oma pojalle. Lihtsalt kirja vaikus, mille ta jättis ukse sulgedes. Olin 25-aastane. Ilma körgha riduseta. Ilma pere toetuseta läheduses. 3 aastase poisiga. Kes vaatas mind nende suurte silmadega ja kysis kus issi on. Issi pidi kaugele ära minema, mu kallis, aga emme on alati siin alati. Ja mä pidasin seda lubadust. 3 kuud pärast Petri lahkumist sain ootamatu uudise. Minu tädi Aino, mu ema Ode, kes elas Pärnus ja kellega mul oli alati lähedane suhe, oli surnud. Tal ei ollut lapsi, ja ta jättis mind oma ainsaks pärjäks. Se ei ollut varandus, aga se oli 2 väikest korterit. Yksi Pärnu rannarajonis ja teine Lasnamäel, lisäksi monet säästud. Myysin Pärnu korteri kohe maha, hoitsin raha investerimiseksi ja kolisin Rasmusega Lasnamäe korterissa. Se oli tagasihoidlik, aga se oli meie oma. Se andis mulle rahallise hingamisruumi, mitä mä poleks kunagi osanud ette kujutada, ja turvatunde, mis tegi koik teist suguseks. Töötasin igal pool, kus vähegi sain, koikepealt sekretärina raamatupidamisbyroos. Siis sain paremma koha impordifirmas haldusassistentina. Ajanjuoksul tekin öhtuti tehnillisi kursusi. Spetsialiseerusin väliskaubanduselle ja mind edutati logistiikakoordinaatoriksi. 35-aastaselt olin juba rahvusvaheliste operationide juht. Palk paranes tunduvalt, aga mä säästsin alati osa. Tekin paljon yletunde koikselleks, et Rasmusel millestki puudust ei oleks. Mäletan öhtuid, kui tegimme temaga söögilaua tagakodutöid. Rasmus oli geniaalne, ta sai ainult 5. Apetajat rääkisid mulle alati sama juttu. Teie pojal on paljon tootav tulevik, proua Kask. Ta on intelligentne, vastutustundlik, pyhendunud. Ja mä teadsin seda, mä nägin seda sädet tema silmis, seda opihimu, seda sihikindlust, mille ta minult päris. Kuita keskooli lopetas, saabus koike olullisema otsuse aeg. Ema, mä tahan oppida äärijuhtimist. Mä tahan saada kellekski. Tahan, et sä saaksid yhel päiväl pensionille minna ega piiks enam töötämään. Ta kallistas min sel pärast lounal ja mä nutsin. Nutsin uhkusest, nutsinka hirmust, sest mä teadsin, mitä tartu ylikool tähendab, yksi parimaid ja mainekamaid. Tegin sel öl arvutusi, ikka ja jälle. Arvutasin oma sissetulekuid, väljäminekuid, seda, mis mul oli säästetud. Se ei ollut liki lähedänegi, aga mä ei kavatsenut öelda ei. Mitte minu Rasmusele. Hankisin endalle nädalavahetusteksteiset töö.
Opetades lastele kielekoolis inglisekelt. Magasin 4 tunti ööpäiväs, vahel vähemgi, aga ma sain hakkama. Rasmus sai ylikoolisisse ja esimesest semestristä alates paistista silmää. Ta tuli reede ohtuti koju. Mä valmistasin tema lemmiktoitu, ahjukartuleid hakli hakast mega. Istusimme elutoas ja ta rääkis mulle koigest, loengutest, projektidest, unistustest. Yhel päiväl on mul oma firma, Emma, ja sinä oled esimene aktionär, mä luban. Tahan sind ainult onnelikuna nähdä, mukallis, ja et sä oleksid hea mees. Raha tuleb ja läheb, aga väärikus, seda ei kautata kunagi. Mä ei kujutanut kunagi et aastaid hiljem kajaks se vestlus mu peas nii suure valuga. Rasmus lopetas 23 aastaselt kiitusega. Istusin lopuaktusel esireas. Kansin oma parimat kleiti, selle, mille olin spetsiaalselt selleks puhuks ostnud. Nutsin, kui kuulsin temanime, nutsin, kui nägin teda lavalle minemas, nutsin, kui ta sai oma diplomi. Se raamitud paberityk tähendas koike. Iga unetu iga ohverdus, iga sent, mille mä jätsin endalle kulutamata, et investerida temasse. Kallistasin teda pärast seremoniat. Sä tegid seda, mu pois. Sä olet professional, ärjut. Me tegimme seda, Emma. Si on sama palju sinu kuin minu oma. Sel ohtul ohtustasimme heas restauranissa Tallinna Vanalinnas. Ta noudis, et maksaks rahaga oma esimesest praktikatasust konsultationifirmas. Tellisimme veini, loimme klaasekokku, naersimme. Elu naeratas meille lopuks ometi. 2 aastat hiljem kohtus Rasmus Lauraga. Se oli äärikonferenssil. Ta töötas oma isä firmas personaalikoordinaatorina. Ta oli ilus, viisakas, heist perekonnast nagu Rasmus mulle rääkis. Emma, mä arvan, että on mu elu naine. Tema silmis oli se särä, se illusioon, se puhas armastus, mitä tuntakse vaid esimest korda. Kohtusin temaga 3 nädalat hiljem. Rasmus toita minu juurde ohtusöögile. Laura saabus lillekin buga mulle ja täijusliku nairatusega. Liiga täijuslik, mootlesin mä. Proua kask, Rasmus räägib teist imesid. On autejega tutvuda. Soimme ohtusöögiksi ahjukana. Rääkisimme juttu. Ta oli sarmikas, esitäs kysymusi, naeratas, ytles koik oikeat asiat. Aga midagi oli, midagi. Mitä mä ei suutnut tuvastada. Kylmus selle naeratusetaga, distans tema silmis, kui ta mind vaatas. Kuinat sel ohtul lahkusid, jäin motlema. Kas si oli lihtsalt minu ylekaitsva Emma instinkt voi oli toesti midagi, mis mind rahutuks tegi. Rasmus oli sykavalt armunud. Ta rääkis temast kogu aeg. Nende yhdistest planidest. Elust, mille nad yles ehitaksid. 6 kuud hiljem teatasta nende kihlusest. Emma, mä palusin Laura Cat. Ta ytles ja. Mä oleksin pidanud olema onnelik. Ja mä olingi, aga tunsin ka klompikohus. Olet sä kindel, mu kallis. Abielu on igavene. Sä pead olema täiesti kindel. Mä pole kunagi milleski kindlam olnud, Emma. Pulmad peeti metsade maja ajas. Tohutu villa laulasmaal, laitmatud ajad, kivist purskaivuud, peoteen indus. Saabusin yksi oma beigis kleidis. Mille olin kaubamajast ostnud. Istusin peigmehe peretulidele, ymbritsetuna inimestest, ketä mä ei tuntenut. Inimestest. Kes vaatasid mind pealaist jalatallani, inimestest, kes soosistasid. Kohtusin sel päiväl rein metsaga, pik, tyse, Italia ylikond, kultkel, se nairatusmehelt, kes on harjunut, et koik teevad, mitä ta ytleb. Niin et sinä oletkin se kuulus kaire. Rasmus rääkis mulle sinust, töökas naine, imetlusväärne. Tema hääles oli yleolevust, nagu oleks töökas eufemism vaise kohta. Aita, herra Mets. Rasmus on suurepäräne mies. Olen kindel, et temast saab teie tytrelle suurepäräne abikaasa. Mä loodan seda. Laura vääri parimat ja mä hoolitsen selle eest, et tal oleks alati parim. Ta surus mukät. Tugev haare, liiga tugev, nagu märgistaks oma territoriumi. Tema naine Tiina oli peenem, elegantne, distantseritud. Ta tervitas mind viisaka nairatusega ja kadus siis kyläliste sekka. Ceremonia oli ilus. Rasmus näis närvis, aga onnelik. Laura, särav, pulmakleidis, mis pidi maksma rohkem kuin minä aastaga teenisin. Kui nad ütlesid jahsoona, tunsin segu roomust ja melanholiast. Minu pois oli nüüd abielusmees, ta ei olnud enam ainult minu. Peol tanssisin Rasmusega, äiglast laulu. The way you look tonight.
Sä oled minu elu koike tähtsämmees, Rasmus. Älä seda kunagi unustaa. Ja sinä olet tugevaim nainen, ketä mä tean. Emma. Koik, mis mä olen, volgnen mä sulle, ta suudles mu laupa. Mä ei teadnud, et aasta hiljem on siis sama mies polvili tualetti puhastamas, alandatud naise isä pult, ketä ta armastas. Pärast pulmikolisid Rasmus ja Laura korterisse viimsis, kena moodne sisustatud Tiina Metsäpult muidugi, kylastasin neid aeg-ajalt. Laura oli alati meeldiv, aga midagi oli. Se sama kylmus, mitä tunsin esimesel korral, se viis mind vaadata, nagu ma ei kuuluks tema maailmaa. Rasmus töötas logistika-ettevottes. Tal läks hästi, ta teenis korralikku palka, aga Laura tahtis rohkem, alati rohkem. Rasmus, mu kallis, miksi sä ei räägi mu isaga? Ta voiks sulle oma firmas koha anda. Teeniksit topelt, isegi kolmekordselt. Kuulsin seda yhel pärastlounal pelt, kui viisin neille oma tehtud soolaseid pirukaid. Ma ei tea, Laura. Tahan asju ise saavutada. Ma ei taha, et inimesed arvaksid, et olen seal ainult sellepärast, et olen su abikaasa. Ära ole rumal, Rasmus. Selles maailmas tuleb voimalustest kinni haarata. Mu isä on valmis sind aitama. Sä piiksid tänulik olema. Rasmus vaatas mind. Teema silmis oli kahtlus. Mitä sinä arvad, Emma? Mä oleksin pidänyt ytlema ei. Mä oleksin pidänyt teda hojatama. Aga mä nägin tema näol illusioni, sovi anda oma naiselle rohkem, toestada oma äijälle, että on voimellinen. Kui se on se, mitä sä tahad, mu kallis. Siis tee seda. Aga ära kunagi reeda oma väärtusi, mitte kunagi. 3 kuud hiljem pakkus Rein Mets talle ametikohta. Jutkona praktikant oli tiitel, helde palk, suurepäraset soodustused. Rasmus vottis vastuu. Teema esimene päev oli septembrikuu teisipäivällä. Tatousis vara, närvis poonevil. Emma, mä jään hiljaks, ytlestä mulle esikupeegli es lipsu sättides, ja minä, naivne, naeratasin. Sä saad suurepäraselt hakkama, mu kallis. Su ei näeb, et teki su palkamiseka suurepärase otsuse. Sulkesin ukse, vaatasin teda emaldumas ja 3 tunti hiljem varises mu maailm kokku. Sest leidsin oma poja polvili tuolette puhastamas, samal ajal kui tema ei nimetas teda idiotiksi ja tema nainen naeratas. Sel ohtul tuli Rasmus minu juurde, koputas ukselle pärast kella 10 ohtul. Kui mä ukse avasin, oli tema silmät punased, ta lohnas puhastusvähendite järele. Alandu se järele. Emma, ta murdus mu käte vahel. Ta nuttis, nagu polnud nutnud lapsest saati. Ta nuttis, kuni hälkadus. Vabandust, Emma. Mulla on niin kahju. Anna andeks. Hoitsin teda. Silitasin ta juukseid nagu siis, kui ta oli viiastane ja nägi oudusunen nägusid. Sul pole millegi pärast vabandada mu kallis. Mitte millegi. Kassa kuuled? Mitte millegi. Sel öljäitä oma vanasse tuppa, voodisse, kusta ylös kasvas. Ympritsetuna oma kooliaiksetest karikatest, diplomitest, unistustest. Ja minä jäin elutuppa ärkvele, vahtides lage, moeldes. Moeldes igalle ohverduselle, mitä olin tehnyt, igalle sendille, mille olin tema haridusse pannun, igalle lubaduselle, mille olin annun, et kuita tib kovasti tööd, kuita opib, kuita on heames, avab maailm talle uksed, ja maailm oli talle näkkusylit hanud, aga mä ei kavatsenut seda lubada. Vatsin oma mobiiltelefoni, valitsin uudesti Herra Lepikun numbri. Herra Lepik, siinä on jälle Kaire Kask. Mul on vaja, ette kiirendaksite seda uurimist ja mä vajan, et se oleks ammendav. Tahan teada koike Rein Metsä ja tema firma kohta. Absoluutselt koike. Herra Lepik helistas mulle 4 päivä hiljem. Oli reede pärast louna. Olin kontoris arvandeid lopetamas, kui nägin tema nime oma telefoni ekraanil. Proua Kask, mul on esialgset infot. Kas saamme kohtuda? Kui tosine se on? Järgnes paus. Yksi näistä pausidest, mis ytleb rohkem kui 1000 sonaa. Mä arvan, et on parem kui räägime isiklikult hommekel temen hommikul minu byroos. Olen kohal. Mä ei maganud sel öl. Vähkresin vuudis kujutades, ette mitä ta vois avastada. Valad pettused juridillised probleemid. Rasmus oli tagasi läinud Laura juurde korterissa 3 päivä pärast seda alandust. Ta helistas mulle iga päiv. Teema hääl koolas tuhmilt murtult. Emma, mä ei tea mitä teha. Rein ytleb, et si on osa opeprocessist. Et koik firmas alustavat niin moodi, et si on selleks, et äärimaast madalast tunma oppida. Ja Laura, mitä tema ytleb? Vaikus. Ta ytleb, et mä ei tohiks uhke olla, et minu problem on se, et mul on liiga paljon uhkust, et tema isä teeb seda minu enda hiiks.
Sulkesin silmad, hingasin sykävalt sisse. Rasmus, kuula mind huulikalt. Sa oppisid 5 aastat, et olla ärjuht, mitte selleks, et tuolette puhastada. Ja tuolettide puhastamisessa pole midagi halba, kui se on sinu töö. Aga se ei ole sinu töö. Sul on diplom, sul on oskused, sul on anne. Mä tean ema, aga mä ei tähän probleeme tekitada. Laura ytleb, et kui mä lahkun, solvub tema isä, että arvaab, et mä olen tänä Matthew. Ja sinu väärikus Rasmus ja sinu eneseaustus. Jälle vaikus. Anna mulle aika ema palun. Ainult natuke aika veel. Aika. Just seda mä ostsingi, aga mitte selleks, et mu poega edasi alandataks, vaid selleks, et hävitada mees, kes julges teda alandada. Laupäivällä kello 10 täpselt olin herra Lepiku-byroos. Byro vanalinnas, solidne, elegantne, oigusraamatud maast laeni. Advokaat oli 67-aastane, hallid juukset perfektselt kammitud, hall ylikond mast lips. Ta oli mind aidanud mulla hutusega rohkem kui 20 aastat tagasi. Ta oli kallis, aga ta oli hea, väga hea. Kaire, aitäh, et tulid. Ta pakkus mulle istet. Tema sekretär toi kohvi. Ootasin, kuni ta ukse sulgeb, et rääkida. Mida sa leidsid? Ta avas Manila mapi, dokumentid, bilansid, aruanded. Metsätööstus on raskustes, tosistes raskustes. Mu sydä hakkas peksmaa. Jatka. Rein Metsälle kuulub 60% aktiatest. Tema naiselle Tiinalle 20%. Ylejäänyt 20% on jagatud 3 väikeosaniku vahel. Ette voitte tuoda autoosi. Niillä on lepingud mit me autotoot jakaa. Paberil näeb se hea väliä. Paberil. Realsuses on nad pankroti äärel. Kummardusin ettepoole. Selgita. Herra lepikkäis lehekylgi läpi. Osutades numbritele, graafikutele, prognoosidele. 3 aastat tagasi otsustas Reinmets ette voitet laajentada. Ta avas 2 uut tehast, yhdet Tartus, teisen Narvas. Ta investeeris yli 10 miljoonaa euro, rahaa, mitä tal ei olnud. Laenud, pangalaenud väga körgete intressimääradega. Ja koike hullem, tehaset ei touda prognoositud kasumit. Yksi työtab 30% voimsuusega, teine 40%. Miksi? Valejuhtimine, lepingud, misnurjusid, probleemid tarnijatega. Ja et asia hullemaksi teha, on Reinmetsä elustil kaugelt yle tema tegelike voimaluste. Matlesin pulmadele, sellelle villalle laulasmaal, aidadele, buffeelle 200 inimeselle. Kui tosine on olukord, advokaat vaatas mulle otse silma. Kuita ei saa järgmise 6 kuu jooksul finanssaabi, peabta väliä kuulutama pankroti. Pangad juba survestavad teda. Tal on tasumata arved. Tarnijad ähvardavad teda kohtusse kaivata, työtajatel on palgad hilinenud, aga väliselt tundubta edukas. Fassad. Täpselt kaire. Puhas fassad. Just seda teevadki selliset mehed nagu Reinmets. Nad hoiavad välimust, samal ajal kui koikseest pult mureneb. Maja Laulasmaal on hypoteekika kormatud, luksusautot on liisitud. Isegi korter, kus Rasmus ja Laura elavad, on firma nimel, mitte nende oma. Toetusin tuoli seljatoelle töödeldes infot. Ja kasta teab, et sa uurid. Ei. Olin väga diskreetne. Kasutasin kontakte, vaatasin avalike registeid, bilansse, mitä nad seaduse järgi peavad esitama. Keegi ei tea, et sinä selle taga oled. Hea. Kui paljon mulla oleks vaja, et firma äärä osta? Herra Lepik kergitas kulme. Kaire, me räägimme miljoonitest eurodest. Mä tean. Kui paljon? Ta tegi mottes arvotusi, vaatas numbreid yle, vottes arvesse volgu, varade tegeli kuvertust, finanssolukorda. Mä ytleksin, et miljooni euroga saaksid ostaa selle 60%, mis Reinulle kuulub. Ja usu mind, tema meille heitlikus olukorras noustuksesta ilmselt vähemmaga. 1 000 000 eurot oli varandus. Aga mä olin sääsnyt 35 aastat. Importifirma, kus mä töötasin, myydi rahvusvaheliselle grupille. 83-aastasesta Gigatip-juhina sain helde lahkumissyvitise, peaegu 150 000 eurot. Lisades sellelle investeeringud, mitä olin aastate jooksul teinud, tädi Aino korteri, mis oli endiselt yyrille antud, aktiad, mis olid märkimisväärselt kallinenud, kinnisvarafondid, eräpensioni, olin suutnud yles ehitada solidse netoväärtuse, ei midagi toretsevat, ei midagi, mistä hele panu tombaks, aga piisavalt, et vajadusel mängu muuta. Olin olnud vaene, väga vaene, ja mä ei tahtnud seda enam kunagi olla. Nii et iga sendi, mille teenisin, investeerisin, paljundasin. Elasin takaisin hoidlikult, soitsin 2012. Aasta autoga, ei kulutanut luksusele,
Koko se raha oli säästetty minu pensionipölveks, mu tulevaste lastelaste hariduseks, hädaolukordadeks. Aga se oli hädaolukord. Tahan, et sä valmistaksid ette anonyymse pakkumisen läbi varifirmaa, niin et Rainmets ei teaks, et se olen minä. Kaire, olet sä kindel, se on suur raha ja se on risk. Epäonnistunut firma ostminen ei taga, et suudat selle päästä. Voit koikkauttada. Vaatasin teda kindlalt. Herra Lepik, mu pojal on ylikoolidiplom, mille eestmaksmiseksi mä astait töötasin. Teda alandati. Nad panitta palvili tuolette puhastamaan. Samal ajal kui tema ei nimetäs teda idiotiksi. Kas sä arvad, et mä huulin rahast? Advokaat noogutas äiglaselt. Mä saan aru. Pealegi, kui firma on niin halvas seisus, nagu sä ytled, siis Rainmets läheb niikuini pohja, minuga voi ilma minuta. Mä lihtsalt kiirennän prosessia hoolitsen selle eest, et kuita langeb, olen minä se, kes seda näeb. Väga hea. Mul on vaja juurdepääsu su finantsidele, väljavotetele, kinnisvaralle, investeringutele. Mä pean te adma, millega me töötämme. Saad esmaspäiväks koik. Lahkusin sellest byrost selkusega, mitä mä polnud päivi tuntnud. Mul oli plan ja selle plaanin nimi oli oiglus. Aga koikepealt pidin mä rohkem teada saama. Pidin moistma, mis Rasmuse elus toimub, mitä Laura talle räägib, mitä Rein arvas selle alandamisega saavutavat. Sel päraslounal helistasin Rasmuselle. Poeg, kas saamme homme koos lounatada. Ainult sinä ja minä nagu vanasti. Muidugi, Emma. On koik korras? Koik on suurepäräselt mu kallis. Tahan sind lihtsalt näha. Igatsen sind. Igatsen sind ka, Emma. Lepisimme koku kohtuda pyhäpäiväl kell 14 restaurannis Kalamajas. Vaikses kohas, kaugel viimsist ja metsadest. Rasmus saabus oikeaks ajaks. Ta kandis vabaa ja särki, teksaseid. Ta näki väsinud väliä, köhnem. Tema silmade all olid tumedad ringid. Istusimme tagumise laua äärde. Tellisin Merianni pasta. Tema tellis risoto. Kuidas työ läheb, kysisin, kuigi se teki mulle haiket. Rasmus vaatas Emalle. Läheb hästi, Emma. Rasmus, älä valeta mulle, palun. Tauhkas, pikalt ja sykavalt. Olen ikä huldusosakonnas. Rein ytleb, et veel 2 nädala pärast viiptä minteise osakonda. Aga mä olen juba 3 nädalat koristanud ja ikä päev on alandav, Emma. Laura arvab endiselt, et se on normaalne. Ta ytleb, et minul on suhtumisproblem. Et piiksin olema tänulik, et mul on työ, et on inimesi, kes puhastaksid tuolette paljon väiksema raha eest, kui mulle makstakse. Ja kui paljon nad sulle maksavad. Jälle paus. Tata 200 eurot kuus. Mu veritarretus. Rasmus, sä teenisid oma eelmises töökohas 4000. Miks sä selle vastu vuotsid? Sestrein ytles, et se on katseaeg, et hiljem toostapta selle viistovinna peale, et mä pean lihtsalt näitämä, et olen voimeline tekemä alandlikkutööd. Se ei ole katseaeg, Rasmus, se on eksploateerimine. Matean, Emma, aga Laura nouab, et mä annaksin tema isälle voimaluse. Että teab mitä tiib, että testib mind. Testib mitä? Kui kaugele ta saab sind alandada? Enne kui sä lahkud. Rasmus vaikis, mängis kahvliga, ei vaadanud mulle silma. Poeg, vaata mulle otsa. Ta tostis pilgu. Tema silmis olid valamata pisarad. Sä ei pea sinna jäämä. Sä voit lahkuda, sä voit otsida teise töö. Sul on ärijuhtimise diplom, sul on kokemusi. Kui mä lahkun, arvab Laura, et mä olen läbi kukkuja. Tema pere arvab juba, et mä pole talle piisavalt hea, et mä tulen madalamast klassist, et mul pole taset. Kasta ytle sulle seda. Mitten de sonna dega, aga mä tean. Mä näen seda selles, kuidas nad mind vaatavad, kuidas nad räägivad. Tiina, Laura Emma, teeb alati märkusi. Rasmus, su aktsent on niin omapäräne. Rasmus, su ema elab Lasnamäel. Kui armas. Rasmus, pole kunagi varem kaaviari söönud eks? On näha. Tunsin viha. Puhast viha. Rasmus kask, sä olet parem kui kogu se perekond kokku. Kas sä kuuled? Sul on haridus, sul on väärtused, sul on väärikus. Ja kui nemad seda ei näe, siis sellepärast, et nad on liiga hoivatud en piiglist vaadates. Aga mä armastan teda, Emma. Mä armastan Laurat ja mä tahan, et tema pere mind aksepteeriks. Mis hinnaga, poeg? Sinu enese hinnangu, sinu vaimse tervise, sinu väärikuse hinnaga. Ta ei vastanud. Soimme mooned minutit vaikuses. Siis rääkis Rasmus. Rein ytles mulle eilen midagi. Mida?
Ta ytles, et kui ma pean vastu 6 kuud holduses, annabta mulle osakonna juhataja ametikoha 500 eurose palkaga. 6 kuud, 180 päivä alandust, et tee niitä vähem, kui sa juba enne teenisid. Rasmus, kas sa kuuled, mida sa räägid? Ta pakub sulle vähem raha, kui sa teenisid pärast 6 kuud, kestnud eksploateerimist. Mä tean, aga Laura ja minä tahamme varsti lapsi saada. Ja ta ytleb, että ei saa lapsi kasvatada 50 ruutmetrisessä korteris, et meil on vaja maja, et tema isä saab aidata. Kui mä näitän pyhendumust. Siellä se oli, peibutis, pränik eeslinina ees. Reinmets ei alandanut mitte ainult mu poega, ta kasutas teda, ta murdis teda psychologiselt, et muutata alluvaks työtäjäks, kes ei ytle kunagi ei. Rasmus, kuula mind väga huulikalt. Siemes ei aita sind. Ta kasutab sind, kuni sul pole enam midagi anda. Ja kuita su täielikult murrab, viskapta sun minema. Sa ei tunne teda, Emma. Ei, aga mä tunnen temasukuseid mehi ja mä tunnen äräkiskiä, kui mä teda näen. Rasmus raputas pead. Anna mulle aika, Emma, palun. Ainult natuke aika veel. Se oli hetk, mil mä teadsin, et mu poeg on selles suhtes kadunut, et Laura ja tema pere oli teda niin hästi manipuleerinut, että ei näinud enam tode, aga minä nägin seda ja mä sain midagi teha. Jätsimme parklas hyvästi. Kallistasin teda tukevalt. Mä armastan sind, Rasmus, rohkem kui oma elu, ja mä ei lase kunagi kellelgi sind hävitada. Kas sä kuulet? Mite kunagi? Mä armastan sindka, Emma. Soitsin koju murtut hingega, aga selge moistusega. Esmas päivä hommikul läksin pankaa, hankisin väljavoitteen. Läksin notari juurde. Organiseerisin dokumentit oma kinnisvara. Investeeringute ja koike muu kohta. Teisipäiväl ansin koik herra lepikule. Siin on koik, mis mul on. Tavatas paperit yle, tegi monet arvutused. Kaire, sul on rohkem, kui mä arvasin. Sellega ei saa sa osta mitte ainult reinuosa, vaid sa voiksid osta kogu firma, kui sa oma kaarte oikeesti mängid. Mängimme neid siis oikeesti. See vuotab aika. Mä pean struktureerima pakkumise, looma varifirma, leidma fantominvestorid, et se näiks väliä legitiimne. Rein ei tohi kahtlustada, et se oled sinä. Kui kaua? 2 kuud võib olla 3. 2 kuud, 60 päivä. 440 tunti vaadates, kuidas mu poeg kannatab. Aga se oleks viimane kord. Tehke seda, herra Lepik, ja tehke seda hästi. Sel öl istusin yksi elutoas klaasi punase veiniga, vaadates aknast linna tulesid. Matlesin Rasmusele poisina, tema unistustele, illusionidele. Matlesin Reinmetsaale, tema arrogantsusele, julmusele. Ja mä matlesin oiglusele, sellelle oiglusele, mis monikord vuotab aika, aga alati saabub. Keegi ei alanda mu poega, pomisesin pimeduses. Keegi. Päivät muutusid nädalateks. Nädalat kuudeks. Ja iga mööduva päiväga nägin oma poega veidi sykävämmälle vajumas. Rasmus helistas mulle vähem. Kuita helistas, kolas tema hääl tuhmilt, elutult, nagu miski tema siis oleks äglaselt kustumas. Kuidas sul läheb mu kallis? Kysisin mä iga kord. Hästi, Emma, koik on hästi. Aga mä teadsin, että valetab. Emma teab alati. Yritäsin teda korteris komkorda kylästada. Koigil 3 korral oli Laural vabandus. Oh, Kaire, kui kahju. Meil on tänä ohtu syök vanemate sopradega. Moni teine kord. Kaire. Rasmus puhkab. Täällä on ollut monet väga rasket päivät tööl. Paremmitte teda segada. Proa kask, me teemme remonti. Maja on segamini. Se ei ole hea aik kylastusteks. Iga vabandus oli nagu uks, mis mulle näkku löödi. Iga keldumine oli selge sonum. Sa ei ole sia oodatud. Laura kutsus mind nüüd proa kaseks. Mitte enam kaireks, nagu alguses. Muutus oli ollut peen, aga tahtlik. 5 distanssimerkida mulle minu kohta meelde tuletada. Vahepeal töötas herra Lepik vaikuses, saates mulle iga nädalasi aruandeid. Uendusi, edusamme. Olen juba loonut varifirma. Selle nimi on SP Capital Investorid. Paberil on se tartu investorite firma, mis on huvitatud autotööstusest. Ja Fantominvestorid, 3 reaalset ärimeest, kes noustusid omanimesid lainama kompensaationi eest, on allkirjastanut konfidensiaalsuuslepingud. Keegi ei saa teada, et sinä selle taga oled. Suurepäräne. Valmistan ette finansanalyysi metsätööstusest, mis oigustaks meie huvi. Peamme näima tosiste investoritena, kes on oma kodutyö teinud, mitte opportunistidena. Kui kaua veel? Veel kuu, voib olla vähem. Rein metsä olukord läheb hullemaks. 2 tema peamistarnijat on ta juba kohtusse kaevanud.
Tal on ennetavad arestid. Pangad keeravad kryvisid kinni. Heja. Lasta vajub sygavamalle. Kuita on meille häitel, siis me löömme. Panin telefoni äärä ja vaatasin ekraani. Tunsin se ku ootusärevusest ja syytundest. Ootusärevusest selle ees, mis tulemas on, syytundest, et ei suutnud Rasmust kiiremmini aidata, aga mä teadsin, et pean ootama, et pean olema kannatlik, et oiglust, toellist oiglust, ei saa kiirustada. Elul on huvita 5 oiglust ja lulle seada, kas pole. Kui sä usud, et niid, kes kylvavad alandust, loikavad hävingut, kirjuta kommentaaridesse karmaa. Vaatamme, kui paljud teistä seda usuvad. 1-3 päivä pärast lounal ilmus Rasmus mu ukset taha ette teatamata. Kel oli peaegu 8 ohtul. Tegin ohtusööki, ahjukana kartulitega. Kui ukse avasin, ehmatasin. Tema silmad olid punased, särk kortsus, ta lohnas higi ja kloori järjelle. Rasmus, mis juhtus? Ta astus sonagi, lausumata sisse, viskus elutua divanille, kattis nauka tega. Poeg, räägi minuga, mis on? Tal kulus mitu minuutit, et vastata. Kuita rääkis, oli tema hääl vaivu kuuldav sosin. Tänä paluti mul puhastada Reinu eravanni tuba, se, mis on tema kabinetis. Mu sydä jäi seisma. Tal oli tähtis kohtumine, klientit Saksamalt, mehed kallites ylikondades. Rein näitäs neille ruumeen ja kuinat tema kabinetti joudsid, olin minä siil, polvili, puhastamas tema tualetti. Sulgesin silmad, hingasin sygavalt sisse. Yksi sakslastest kysis, kes mä olen, ja Rein ytles. Se on mu veimees. Mä opetan talle, et selles firmas alustavad koik alt. Ja tänä eris, Emma. Ja sakslaset nä ersid kooste maga. Pisarad volasid mööda Rasmusen ägu. Laura oli kasiil. Ta oli osa koosolekust. Ta nägi mind ja ei öelnud midagi. Ta vaatas lihtsalt eemalle, nagu oleksin mä nähtämatu. Istusin tema korvalle, kallistasin teda. Tema kehä värises. Mä lahkusin, Emma. Ytlesin Reinulle, et lahkun kohe se alsamas koigi ees. Mu sydä tegi hype. Ja mitä ta ytles? Tänä eris veel kovemini. Ta ytles. Suurepäräne. Mä ei vajanutki sind enam. Sä olet kohutav töötäjä ja velgi halvem abikaasa mu tytrelle. Ja siis lasita oma assistendil mu lahkumishyvitise ette valmistada. 100 eurot. Emma. 100 eurot 3 kuu alanduse eest. 100 eurot. Rasmus, se ei kata isegi seda, mitä ta sulle palkavolku oli. Mä tean, aga mä ei vajalnud. Kirjutasin lihtsalt alla, vuotsin tšeki ja lahkusin. Ja Laura? Rasmus raputas pead, järgnes mulle parklasse. Karjus, et mä olen argbyks, et mä olin tema perelle häbiteinud, et kuidas mä sain niimoodi tähtsate klientide ees lahkuda. Et tema isä oli mulle voimalluse antnud, ja mä olin selle raisanud. Rasmus, mä ytlesin talle, että alandas mind, et tema isä kohtles mind nagu prygi, et mul on väärikus. Ja tema ytles, et väärikusarveid ei maksa, et mä olen unistaja, et mä pean suureks kasvama ja moistma, kuidas päris maailm toimib. Ta murdus täielikult, nuttis mu käte vahel nagu lapsena, nagu siis, kuita pargis kukkus ja mä ta ylös korjasin, nagu siis, kuital olid oudusunenaod ja mä teda lohutasin. Mä eksisin, Emma. Mä eksisin koiges, Lauras, tema peres, sinus. Mä ei kuulanud sind. Ja nüüd pole mul tööd, naist ega midagi. Sul on oma väärikus, Rasmus, ja usu mind, si on väärt rohkem kui kogu Rein metsaraha. Sel ööl jäi Rasmus minu juurde, oma vanasse tuppa. Tegin tema lemmikohtusöögi. Pankookid vahtra siirupiga. Soimme vaikuses. Igasuutais oli vaikne osadus Emma ja poja vahel. Pärast ohtusööki istusimme elutoas. Panin mängimä klassikalist jazzi, sellist, mis talle lapsena meeldis. Mis on koige hullem, Emma? Ytles Rasmus lakevaadates. Mis, mukallis? Se. Et osa minust armastab teda endiselt. Mä armastan Laurat endiselt ja se paneb min tundma velgi rohkem idiodina. Sä ei ole idiot armastuse pärast, Rasmus. Sä oled inimene. Armastus eikä ole lihtsalt yleö, aga sä pead moistma yht asia. Toellinen armastus ei alanda. Toellinen armastus ei luba sind hävitada. Kas sä arvad, että kunagi armastas mind? Kysymys tegi häiget, sest mä teadsin vastust ja mä teadsin, että Rasmus teadis sedakaan. Ta pidi seda lihtsalt valjusti kuulmaa. Mä arvan, että Laura armastas ideed sinust. Meest, keda ta sai vormida, kuulekat abikaasat, alluvat väimeest, keda tema isä sai kontrollida.
Aga mä ei usu, että armastas sind. Toelist Rasmust. Meest, kellel on oma unistused, oma väärikus. Rasmus noogutas aeglaselt. Sul oli alkusest peale oigus. Oleksin pidanud sind kuulama. Ärä syydistä ennast. Poeg. Armastus teeb meid koiki pimedaks, isegi emasid. Sel ööl, kui Rasmus magas, jäin elutuppa ärkvele. Votsin mobiiltelefoni, valitsin härra Lepiku numbri. Härra Lepiksiin Kaire. Mul on vaja, ette koike kiirendaksite. Me ei saa enää odata. Mis juhtus? Rasmus lahkus ja Rein mets alandas teda velviimast korda. Mul on vaja, et se mees maksaks, nüüd. Kaire, mä pean vaid monet detailit lihvima. Anna mulle veel nädal. Mä annan sulle 5 päivä. 5 päivä? 5 päivä. Olgu. 5 päivä. Panin toru äärä, valasin endaalle klaasi punast veini ja tostsin vaikuses toosti. Aigluse terviseks, pomisesin, ja nende terviseks, kes arvasid, et suudavad meid hävitada. Järgmiset päivät olit kummallised. Rasmus jäi minun juurde, ta ei tahtnud korterisse takaisin minna. Ta ei tahtnud Laurat nähdä. Ta ei vastannut tema koneelle. Ta helistas minu koju 3 korda. Vastasin koigil 3 korral. Proa Kask, mä pean Rasmusega rääkimään. Rasmus ei taha sinuga rääkida, Laura. Ta peab koju tulema. Me olemme abielus, me peamme selle äärä lahendamaan. Mitä lahendamaan? Kuidas oigustada seda, et sä lasid oma isal teda kaupa alandada. Kuidas selgitada, et sä naersid kui teda hävitati. Sä ei saa aru. Mu isä oli lihtsalt karm. Se on tema viis öpetada. Rasmus ei pidanud Proville vastu. Se ei ole minu syy. Proville, muidugi. Ja miss oli auhind, kuita Provi läbis. Vel 6 kuud tualettide puhastamist. Vaata, proua Kask, mä tean, et mä ei meeldinud sulle kunagi. Sä arvasid alati, et mä pole su pojalle piisavalt hea, aga tegelikult pole Rasmuska mulle piisavalt hea. Mu perel on standardid ja ta lihtsalt ei vastanud neille. Niid sonad, se kylmus, se kalkuleeritud julmus. Sul on oigus, Laura. Sä ei olnut kunagi mu pojalle piisavalt hea, sest piisavalt hea olemiseksi on vaja syydant, ja sul seda ilmselgelt ei ole. Panin toru ära, enne kuita joudis vastata. Rasmus seisis köögiuksel. Ta oli koik kuulnud. Aita, Emma. Sul pole millegi estanada, mukallis. Se naine ei vääri sind. Pole kunagi väärinud. Sel ohtul helistas mulle Tiina Mets, Laura Emma. Tema hääl oli magus, liiga magus, nagu myrgitatud mesi. Kaire, kallis, me peamme rääkimään naisten vahel, emaden vahel. Mul pole sinuga millestki rääkida, Tiina. Palun. Ainult 5 minutit, meidän lasten nimel. Mä kohklesin, aga uudishimu voitis. Olgu, räägi. Rasmus on hea pois, me koiktiamme seda, aga ta on. Kuidas mä ytlen tundlik? Liiga tundlik. Rein pyydis teda lihtsalt karastada, valmistada teda ette pärismaailmaks. Äri on karm, Kaire. Ja mehed peavad olema karmimad. Karastada teda, pannes teda ylikoolidiplomiga tuolette puhastama, alandades teda klientide ees. Se oli opetund, mitä ta ilmselgelt ei opinut. Ja vaata, Kaire, mä olen sinuga aus. Laura voi bleida kellegi paremmaa, kellegi omat asemel. Rasmus on tore. Ta on hea pois, aga ta ei ole meidän maailmast, pole kunagi olnud. Siellä se oli, tode, ilustamata, ilmateeskluseta. Siis jätke meid rahulle, lasnad lahutavad ja minge oma eluga edasi. Aga selles ongi problem. Laura ei taha lahutust. Mitte veel. Kiire lahutus näeks halb väliä. Mitä inimesed ütlevad, mitä pere arvab ja mitä sä pakud. Et Rasmus tuleb tagasi. Että vabandab Reinu ees oma purske pärast. Että näitab kypsust. Ja 6 kuu pärast. Võib-olla aasta, kui asiat ei laabu. Saavat nad diskreetselt lahku minna, ilma skandaalita, ilma draamata. Mä naersin, kibedat, kuiva naeru. Sä tahad, et mu poeg tuleks tagasi ja alandaks ennast, että vabandaks oma väärikuse kaitsmise eest. Sä tahad, että oleks teie pere mänguasi veel 6 kuud, ette saaksite oma näo päästä. Kaire, ole moistlik. Maatle Rasmuselle, ilma töötä, ilma tulevikuta. Kas sä arvad, että leiab midagi paremat? Rein saab teda aidata, ta saab anda talle kontakte, ta saab avada uksi, aga Rasmus peab oppima pead langetama, olema alandlik. Rasmus on juba alandlik, Tiina. Mitä sä tahad on se, että oleks alistuv, että oleks diplomiga tiner, ja seda ei juhtu kunagi.
Siis sä muistat, että hukka keskperäsusele, sest ilma meitä on siisi, mistä da otab. Mä eelistan, et mu poik elaks väärikalt keskperäsuses kui häbigaluksuses. Panin toru ära. Mu käed värisesid vihast. Rasmus ilmus elutuppa. Kas se oli Tiina? Ja. Mitä ta tahtis? Et sä läheksid tagasi, et sä alandaksid ennast, et sä oleksid nende nukvel 6 kuud. Rasmus istus diivanille, vaatas oma käsi. Monikord mä arvan, et voib olla niilon oigus. Voib olla mä olenkin liigatundlik. Voib olla oleksin pidanud lihtsalt taluma. Voib olla. Rasmus, vaata mulle otsa. Ta tostis pilku. Sä ei ole liigatundlik. Sä olet inimene, sul on piirid. Ja need piirid yletati juba ammu. Oma vääriku se kaitsmises pole midagi halpaa. Vastupidi, se on koike julkem asi, mitä sä olet teinud. Aga nyt olen mä siin. Ilma töötä, ilma naiseta, elan oma emaga 30-aastaselt. Kuidas se julge on? Sest on lihtsam jäädä kohta, kussint hävitatakse, kui lahkuda. On lihtsam taluda kui vastu hakata. Ja sinä hakkasid vastu. Se, mu kallis, on julgus. Rasmusen silmät läksit jälleen niskeks. Ja mitä mä nyt tien, Emma? Mä nairatasin, sest mä tiedsin midagi, mitä tema ei teadnud. Mä tiedsin, et vie päivä pärast muutub koik. Nyt sä puhkaad, sä paraned, sä taastud, ja kui sä olet valmis, alustad uudesti, aga siikord oikeesti. Ja miss siis, kui mä ei leia tööd? Miss siis, kui Rein on mind musta nimekirja pannud? Ta tunne paljon inimesi, tal on moju. Rein Metsal on rohkem probleme, kui sä ette kujutada sudad, usu mind. Tal ei ole aika sinu peale moelda. Mitä sä motlet? Sä näed, mukallis. Sä näed. Sel öl unistasin mä tulevikust, Rasmuse uudesti nairatamas, Rein Metsä langemas, oikluse loomulikku rada pidi kulkemas. Ja kui mä ärkäsin, oli mul sonum herra lepikult. Koik on valmis. Teemme pakkumise homme. Ole valmis. Nairatasin toa hämäräs valguses. Lasmäng algab sosistasin mä. 4 päivä hommikult housin tavallisest varem. Kell oli 6. Taivas oli veel pime. Tegin kohvi. Arom täitis köögi ja toi tagasi mälestuset koikist neist hommikutest, kui valmistusin lahinguteks, mitä teadsin, et pean pidama. Rasmus magas veel. Ta oli kaua yleval olnud, vähkrenud, kontrollinud pidevalt oma telefoni. Laura ei lakannut sonumeid saatmast. Monet anuvad, teiset ähvardavad. Rasmus palun, tule koju. Me saamme selle ära lahendada. Ära ole lapsik. Abieludes on kriise, si on normaalne. Mu isä ytleb, et kui se 3 päivä joksul takasi ei tule, tyhistapta ravikin lustuse, missintka holmas. Kas sä lased oma emal kogu oma elu kontrollida? Iga sonum oli erinev manipulatioon, aga Rasmus ei vastanud enam. Ta oli lopuks oppinut, et selliste inimestega on vaikus parin vastus. Kell 1 täpselt helises mu telefon. Herra Lepik. Tere hommikust, Kaire. Valmis. Rohkem kui valmis. Suurepärane. Saadan tänä hommikul kavatsuste protokolli Rein Metsälle kulleriga koos kättesaamis ega, millele on alla kirjutanut SP Kapitaliinvestorite esindajad. Kirjas väljendämme oma huvi omandada tema enamusosalus metsätööstuses. Ja pakkumine. 1 000 000 eurot tema 60% aktiate eest. Se on helde pakkumine, arvestades ette voitte tegelikku finanssolukorda, kuid mitte nii körge, että hakkaks kahtlustama. Kui kauan me talle vastamiseksi aika annamme? 72 tuntia. Se on lyhike tähtäeg, kuid oigustatud. Ytleme, et meil on teisi väljavaateid ja vajamme kiiret vastust. Hea. Ja kuita naustub. Siis me kohtumme, allkirjastamme esialgsen lepingu, teemme ametliku holsuskontrolli ja 3 nädala, maksimaalselt kuuaja pärast on firma sinu, ja kuita keldob. Kahtlen selles. Rein Metson meele heitel. Pangad lämmatavad teda. Arestid, kohtuasjad. Kuita varsti ei myy, kautapta nii kuin nii koik. Se pakkumine on tema päästerongas ja ta teab seda. Nii siis, me ootamme. Täpselt. Nüüd me ootamme. Panin toru ära. Vaatasin telefoni. Esimene käik oli tehtud nagu malemängus, mida Rasmus opetas mind mängima, kuita oli teismeline. Male on kannatlikkus ema, ytlestä. Kysymys pole kiires voidus. Vaid heas positioneerimises ja täpse hetke ootamises, et lyö. No, mä olin positioneerinut. Nyt pidin mä lihtsalt ootama. Rasmus tuli oma toost väliä umbes kell 10. Ta kandis vana teesärki ja dressipykse. Juuksed olid sassis,
3-päiväinen habe. Ta nägi väsinud väliä. Aga rahulikum kui elmistel päivädel. Tere hommikust, Emma. Tere hommikust, mukallis. Kas magasid hästi? Parem kui eile? Nägin kummallisi unenäkösid, ylikuulist, vanadest sopradest, ajast, mil koik oli lihtsam. Valasin talle kohvi. Istusimme köögilaua äärde. Väljas hakkas sadama kergeuduvim, mis koputas vastu agent yhtlases rytmis. Rasmus, mä pidän sinult midagi kysymäjama vajan, et sä oleksit minuga täiesti aus. Muidugi, Emma, mitä iganes. Mitä sä kavatsed oma eluga, Lauraga, koikega piele hakata? Ta okas. Pikalt ja sykavalt. Ausalt ööldes, mä ei tea. Osa minusta tahab uskuda, et Laura muutub, että moistab, että vabandab ja me alustamme uudesti. Aga rationaalne osa. Se osa teab, et se on voimato. Miks voimato? Sest se pole ainult Laura, eks? Se on kogu tema perekond. Se on viis. Kuidas nad maailma näevad. Nende jauks on selliset inimeset nagu meie. Inimeset, kes on tulnud ei milleski, kes on pidanud koige nimel töötama, alaväärtuslikud. Ja pole vahet, mitu diplomit mul on, pole vahet, kui kovasti mä proovin, mä ei ole kunagi nende jauks piisavalt hea. Niin siis, mitä sä vajad, et sii peatyks sulgeda. Rasmus segas oma kohvitassi. Vaatas seda pingsalt, nagu holjuksid vastused sil pimedas vedelikus. Mä pean nägemään neid langemas, Emma. Mä tean. Etsi kolab kohutavalt, mä tean. Etsi kolab kättemaksuhimuliselt, aga mä pean nägemään, et nad ei ole voitmatud, et nad ei ole kellestki paremad, et nende raha ja perekonna nimi ei kaitse neid koige eest. Mä nairatasin, ilma että märkaks. Monikord huulitseb eluselle eest, mukallis. Monikord on inimeste arrogantsus nende endilangus. Kas sä usud karmasse? Mä usun, että Gudel on tagajärjed ja Reinmets on kylvanud paljon julmust. Lopuks tuleb se saa kätte. Rasmus noogutas, joi oma kohvi. Tead, mis on koige kurvem. Et Laura ei olnud alati selline. Alguses oli ta teistsugune, sydämlik, tähelepanelik. Voi vähemmalt mä arvasin nii. Nüüd mä ei tea, kas ta teeskles voikas tema pere muutistada. Inimesed ei muutu niin paljon, Rasmus. Juhtub se, et alguses näitämme me koik oma parimat versioni. Ajanjooksul tuleb meie toellinen olemus pinnalle. Mä arvan kyll. Vetsimme ylejäänud hommiku mugavas vaikuses, vaadates vanu filme telekast, syes popcorni, nagu siis, kuita oli teismeline ja me vetsimme pyhäpäivi pijamades midagi produktiivset tegemata. Kell 15 vibreeris mun mobiiltelefon. Sonum herra lepikult. Kirjon kätte toimetatud. Reinmets sai selle isiklikult kätte. Nüüd ootamme vastust. Vastasin lihtsa sonaga. Suurepärane. Reede möödus aeglaselt, väga aeglaselt, nagu need päevad, mil ootat testitulemusi voi tähtsaid uudiseid. Iga tund tundus nagu 3. Rasmus käis tööd otsimas, saatis CV-sid, tegi körnesid, vottis yhendust vanade ylikoolikaaslastega. Ta pidi end tegevuses hoidma, ta pidi tundma, et teeb midagi produktiivset. Minä jäin koju arvuti taga töötama, e-kirju kontrollima, tegelema oma firma-asiadega. Aga mu motted olid mujal. Niid olid sellel manilamapil, mille Reinmets oli saanud. Niid olid tema näol, kuita pakkumist luges. Niid olid tema meeleheitel. Laupäivä hommikul, varakult, helises mu telefon, tundmatu number, tere, proa Kaire Kask, ja, kes räägib. Siin on Patricia Dominguez Reinmetsa juhiabi. Herra Mets sooviks te jega tänä kohtuda, kui voimalik. Mu sydä hakkas peksma. Kuidasta mun nime teadis. Kuidasta mun numbri sai. Minuga kohtuda. Milleks? Teie poja Rasmusega seotud kysymystes. Herra Mets usub, et on lahendamata kysymysi. Mä näen. Se oli loks voi manipulationikatse. Rein ei teadnud midagi ostupakkumisessa seosesta minuga. Se oli midagi muud. Ölge herra Metsalle, et mul pole temaga midagi rääkida. Kui Rasmusel on lahendamata kysymysi, piksta niid lahendama otse mu pojaga. Proa Kask herra Mets nõuab ta ütleb, et se on oluline, et talon ettepanek, mis voiks Rasmuselle kasulik olla. Mä ei ole huvitatud. Päivä, panin toru ära. Rasmus seisis oma magamistua uksel. Kas se oli se, kelleks mä teda pidasin? Reinu assistant. Ta tahab minuga kohtuda. Milleks? Mä ei tea agasi pole midagi head. Toinen oli selt tahab ta mind manipuleerida. Veenda mind sen tagasi tulema viinmaa. Saju ei lähe? Muidugi mitte. Aga midagi häiris mind. Kuidas ta mu isikliku numbri sai? Millinen ettepanek tal oli?
Kassi oli lihtsalt manipulaation voi oli midagi enamat. Tund aika hiljem helistas Laura Rasmuselle. Ta ei vastanud. Siis helistasta minu koju, lauatelefonille, mitä peaiku keegi ei kasutanut. Mä vastasin. Prouva Kask, te peate mind kuulama. Laura. Muisa on valmis Rasmuselle andma uue voimaluse. Toellise ametikoha, personaalijuhi, 600 € se kuupalkaga, täielike soodustustega, ametiautoga. Mä vaikisin, töödeldes infot. Miks nüüd, miksi se muutus? Sest mu isä moistis, että oli Rasmuse vastu liiga karm, että läks liiga kaugele ja ta tahab asiat korda ajada. Ta tahab, et me oleksimme jälle perekond. Valed. Se koik oli vale. Seda oli tunda. Ja kassin huvitab, mitä Rasmus tahab, voi täidätsä lihtsalt oma isä käske. Mind huvitab mu abielu, prouva Kask, ja mä tean, ettei tahateka oma pojalle parimat. Head död, stabilsust, tulevikku. Mitä minä tahan, on tema väärikus, ja se ei ole läbiräägitav. Vaadake, prouva Kask, mä olen otsekohene. Rasmus ei ole ilma meijätä mitte keegi. Ta ei leija sellist död kusagilt mujalt. Mu isal on kontaktid, talon voim, ta saab teda aidata voi, ta saab teda hävitada. Se on teie valik. Siil se oli. Toellinen ähvärdys magusa pakkumise taga. Öelge oma isälle, et Rasmus ei ole myygiksi ja et tema ähvardused meid ei hirmuta. Need ei ole ähvardused, se on realsus. Ja kuite toesti oma poega armastaksite, veenaksite teda seda voimalust vastu vuotma. Kuisa toesti mu poega armastaksid, ei oleksa lubanud neil teda alandada. Panin toru ära. Mu käed värisesid, mitte hirmust, vaid raivust. Rasmus oli elutoast koik kuulnud. 600 €. Jah, se on rohkem, kui sa enne tenisid. Mä tean. Kas sa arvad, et mä piaksin selle vastu vuotma? Mitä sa arvad? Rasmus istus divanille, vaatas lage. Mä arvan, et se on loks. Mä arvan, et nad hojavad mein siil oma kontrolli all, avardades men pidevalt. Mä arvan, et nad mudavad mu elupurguks, mis on maskeeritud voimaluseks. Siis on sul vastus olemas. Aga mä kardan ka, Emma. Kardan, et mä ei leija midagi paremat. Kardan kinni jäädä. Kardan olla läbikukkuja. Istusin tema körvalle, luotsin takäe. Rasmus, kuula mind huolikalt. Sa ei ole läbikukkuja. Sa oled mees, kel oli julgust enda eestseistä. Se on rohkem kui enamik inimesi öelda saab. Ja mis puutub tööleidmisse, siis asiadel on kombeks laabuda. Usu mind. Miksi sä niin kindel oled? Sest mä tunnen maailma ja mä tean, et ylbikud langevad alati. Sel pärast lounal, kel 7 täpselt, sain körne, mitä olin odanud. Herra Lepik, teema hääl körlas ponevil. Kaire, ta vastas. Ta noustub kohtumisega. Ta tahab kohtuda SP Capital-investorite esindajatega. Ta tahab läbirääkida. Sulgesin silmad. Hingasin sykävaltsisse. Millal? Tapakub teisipäivä. Teemabyros. Suurepäräne, aga mitte teemabyros. Neutraalsel pinnal. Hotellis. Telegraafihotellis. Eraldikos ole kurumis. Olgu. Mä koordineerin koik. Kas sä tuled? Mitte otse. Mä tahan, et sä läheksid koos Fantom-investoritega. Mä olen lähedal, agata ei tohi mind vielä nähdä. Moistetud. Si toimub, Kaire. Se toesti toimub. Ja kui se on läbi, moista brainmets, mistunne on koik kautada. Panin toru ära, vaatasin aknast väliä. Vihm oli lakanud. Taivas hakkas selginema ja esimest korda 6 jooksul tunsin, et saan hingata. Rasmus ilmus kahetas sitä jeteega. Koik korras, Emma. Koik on suurepäräselt mu kallis. Koik on täiesti korras. Kas midagi juhtus? Ei midagi olullist lihtsalt työasiad. Ta vaatas mind nende silmadega, mis tunsid mind liikahästi. Monikord mä tunnen, et sä varjad midagi minu eest. Mä naeratasin. Mä lihtsalt kaitsen sind, Rasmus, nagu mä olen alati teinud. Sel ohtustasin Rasmusega, tegin grill-lihaa, tema lemmiktoitu, seda mitä mä teen ainult erillistel puhkudel. Miks grill-lihaa? Emma. Pole kellegi synnipäiv. Kas mä vajan pohjust, et tähistada seda, et mu poeg on kodus. Loimme kokkukoolaklaasidega. Rääkisimme koikest ja mitte millestki. Tema plaanidest, unistustest, sellest, mitä ta oma eluga teha tahab. Mä tahan aidata inimesi, Emma. Mä ei tiedä vielä. Kuidas, aga mä tahan kasutada koike. Mitä olen oppinut, et aidata inimesi, kes on minu sarnastes olukordades.
Inimesi, keda eksploatiiritakse. Inimesi, keda nende tööl alandatakse. Se on ilusunistus, Rasmus. Kas sä arvad, et se on voimalik? Mä arvan, et koik on voimalik, kui sydä on oikeas kohas. Kallistasin teda enne, kui tämä gamalaks. Mä armastan sind, poeg, ja mä olen su yleni uhke, rohkem kui sonad suudavat väljendada. Mä armastan sind ka, Emma, ja aita, et sä mind ei moisnud hukka, et sä siin oled, koige ist. Kui mä tema magamistua ukse sulgesin, lubasin endalle näiratuse, teisipäiväl muutub koik. Teisipäiväl kohtub Rainmeds investoritega, kes päästävät ta pankrotist, teadmata, et naine, kedata oli koige rohkem polanud, idiodi Emma, kedata lasi tuolette puhastada, on si, kes ostab teema imperiumi. Ja kuita sellest tiedä saab, kuita moistab, mis on juhtunut, on juba liiga hiljaa. Wiglus on monikord eglane, aga kui si saabub siitä mahus. Esmaspäiv oli muelupikin päiv. Iga minut tundus nagu tund. Iga tundus nagu terve päiv. Herra Lepik helistas mulle varahommikul. Koik on homseks kinnitatud. Kell 10. Presidendisviit telegraafihotellis. Rainmeds on oma osalemisen kinnitanud. Teda saadavat teema advokaat ja raamatupidaja. Ja meijä. Minä olen siellä koos 3 investoriga. Me toome kaasa kogu dokumentatsioni, bilansid, prognoosid, turuanalyysi. Näemme väljätäjiesti legitiimsed. Hea. Ja minä. Sinä oled korvaltoas. Sil on yhendusuks. Kuulet koike helisysteemikaudu, mille mä paikaldan. Kui oike aikkäes, tulen sinuka noupidama ja siis teemme paljastuse. Suurepärane. Kaire, oled sä sellestäjiesti kindel. Kui me alustamme, pole enam tagasiteed. Mä pole kunagi milleski kindlam olnud, herra Lepik. Olgu. Näemme homme kell ain. Kaupit hotellis, et koik ennen Reinu saabumist valmis seada. Panin toru äärä. Vaatasin oma pegelpilti vannitoa peglist. Olin 57-astane, monet kortsud silmade ymber, hallit juukset. Mitä mä enam ei viitsinut värvida. Aga mu pilkus oli midagi. Mitä mä polnud aastaid näinud. Tuli, sihikindlus, oiglus. Rasmus tuli oma toost väliä umbeskel ydens. Ta kandis puhast särki, viigipykse. Ta oli habeme ajanut. Esimest korda päiväde jooksul nägitä väliä nagu mees, kestä oli. Mitte vari, kelleks nad olitta muutnud. Emma, mul on työinterview. Olin yllätunut. Toesti, kus, yhes logistikafirmas. Se pole midagi uhket. Operationide koordinaator. Palkon madalam kui se, mitä mä varem teenisin, aga si on aus. Se on väärikas. Mä nairatasin. Mu poik paranes. Olen su yle uhke, Rasmus. Mine tee hästi. Näitä neille kessä oled. Aita Emma. Ja sinä mitä sä tänä teed. Mul on törko solek. Ei midagi olullist. Rutiinsed asiad. Mä valetasin, aga se oli vajalik vale. Mä ei saanut talle veel midagi öelda. Mitte enne, kui koik oli tehtud. Rasmus lahkus umbeskel 10. Vaatasin teda aknast minemas. Ta köndis teisiti, sirgemalt, enesekindlamalt. Se perekond oli ta murdnud, aganad ei olnut teda hävitänud, ja se oli se, mis luges. Vetsin ylejäänyt päivä valmistudes. Valitsin homseks oma rietuse, musta kostyymi, solidse, elegantse, professionaalse, ei midagi toretsevat, ei midagi, mis liiga paljon tähelepanutombaks. Tahtsin, et kui Rainmeds mind näb, mäletaksta täpselt seda naist, keda ta oli polanud, idiodi Emma, naist lasnamelt, seda, kes ei olnut tema klassist, ja mä tahtsin nähdä tema nägu, kuita moistab, et siis sama nainen oli just ostnut tema firma. Kell 18 tuli Rasmus interviewlt tagasi. Kuidas läks, mukallis? Hästi, mä arvan. Nad ytlesid, et helistavat mulle sel nadalal. Juhataja oli tore, esitas normaalseid kysymysi, ei midagi alandavat, ei midagi imelikku, lihtsalt normaalne interview. Näed, maailm on tais korralikke inimesi. Sul oli lihtsalt ebaan esimmäisenä metsädega kohtuda. Rasmus nairatas, väikese, aga siira nairatusega. Laura helistas jälle. Mitä ta tahtis? Ta ytles, et reedel on teema Emma synnipäiv, et Tiina tahab, et mä läheksin, et se oleks voimallus perega asiat korda ajada. Ja mitä sä ytlesid? Et mä motlen sellele, aga mä ei lähe, Emma. Mä ei saa veel. Ei. Sä ei pää kunagi minema, kui sä ei taha. Niid inimesed ei vääri sinuko halolu. Mä tean, aga osa minust tunneb, et mä volgnen neille midagi. Nagu mä piiksin neille toistama, et mä ei ole se, mitä nad arvavad. Rasmus,
kuulla mind. Sa ei valgne neille midagi, absoluutselt mitte midagi, ja sa ei pea kellelegi midagi toistama. Inimesed, kes on olullised, näevät sin sellisena, nagu sa oled, ylejäänu ei loe. Soimme kos ohtust. Pasta oma tehty tomatikast mega, lihtne, lohutav, nagu vanadel hädel eigadel. Mä ei saanut sel öl magada. Vähkräsin vuodis. Kujutades ette scenaariume, harjutades veslusi oma peas. Valmistudes hetkeksi. Kell 5 hommikuul ansin alla. Tousin ylös, käisin pikadushi al, tegin end hoolikalt korda. Iga detail pidi olema täjuslik. 7 olin valmis. Rasmus magas veel. Jätsin köögilaualle kirja. Mul on töökoosolek. Olen pärast lounal tagasi. Kylmkapis on lasagne. Kuumuta 5 minuutit. Armastan sind Emma. Lahkusin majast kell 7:30. Liiklus oli tihe. Aga joudsin telegraafihotelli kell 8:20. Herra Lepik ootas mind foyees. Tehdä saatsid 3 kallites ylikondades. Fantomin vestorid. Tere hommikust Kaire. Niidon Robert Tam, Sander Wiel ja Hannes Rebane. SP Kapitaali-investorit ja investorid. Surusin ikäyhekät. Tosised, professionaalsed mehed, realsed äärimehed, kes olid naustunut oma nimesid laajenama helde kompensaationi ja hermeetillise konfidensiaalsuuslepingu eest. Proa Kask, ytles Robert Tam, onauteid sellega aidata. Minu isä alandasid terve eluselliset mehed nagu Rain Mets, niin et minu jaoks on seega isiklik. Tänään teid koikiselle eest. Läksimme ylös presidendisviiti. Se oli elegantne. Pik mahagonist laud, nahktoolid, suured aknad vaatega vanalinnalle, kohov, vesi ja kypsised juba valmis. Advokaat paigaldas helisysteemi, väikese mikrofoni, mis oli peidetud lillevaasi, körvaklapid mulle körvaltuppa. Test, ytles tavaiksel häälel. Panin körvaklapid pähe. Kuulsin teda perfektselt, siitä tab hästi. Nüüd oota siin, kui on aeg, koputan 3 korda ukseelle. Se on sinu signaal. Jäin yksi körvaltuppa, istudes diivanil korvaklapidega, sydä peksis niin kovasti, et arvasin, et koik kuulevat seda. Kell 10 täpselt kuulsin hääli, samme peaukse avanemist. Tere hommikust, Rain Mets. Meldiv tutvuda. Si hääl, si arrogantne hääl. Robert Tam, Romon minu puult. Niidon mu partnerid, Sander Wiel ja Hannes Reban. Ja se on meidän advokaat, herra Lepik. Kuulsin tuuliden liikumist, inimeste istumist, formaal säid tervitusi. Ja niid on mu advokaat, Jorge Santana, ja mu raamatupidaja, Luis Esteves, ytles Rain. Veel tervitusi, veel tyhjä viisakusi. No, herrased, alustas Robert Tam, aitäh, et meiega kohtusite. Nagu me oma kirjas väljendasimme, on SP Capital-investorid huvitatud enamusosaluse omandamisest metsätööstuses. Jah, mä sain teie ette paneku, ytles Rain. Tema hääl köölas kontrollitult, akaselle al oli pinge. 1,60 € minu aktiate eest. Si on huvitav pakkumine. Si on aiglane pakkumine, arvestades autoturu praegust seisu, vastas Sander Wiel. Järgnes vaikus, kujutasin ette, kuidas Rain oma sonu kaalub. Minu firma olukord on kindel, herrased. Meillä on kehtivad lepingud, tehased töötavad, kvalifitseeritud personaal. Tehased töötavad 30 ja 40% voimsusega, ytles herra Lepik. Teema hääl oli kylm. Professionaalne. Pangalainut 18% intressiga. Yle 1 000 000 € suuruiset tasumata arvet. Kohtuasiat tarniatelt. Kasma jatkan. Veel yksi vaikus, se pikem. Te olette oma kodutyö teinud. Muidugi. Me ei investeeri pimesi, herra Mets. Me teemme täpselt, millisessä olukorras teie firma on. Ja meidän pakkuminen on helde, arvestades koikeseda. Ja mis minust saab. Jätätte min täjelikult väliä. Mitte tingimata, vastas Robert Tam. Olemme valmis, että jääte operationide direktoriksi kindla palgaga, aga strategiset otsuset teeb uus juhatus. Operationide direktor omaenda firmas. Tehnilliselt ei oleks se enam teie firma, herra Mets. Se oleks meie oma. Kuulsin mytsatust, ilmselt Rain loi rusikaga laualle. Mä ehitasin selle firma nullist ylös. Mu isä jätti selle mulle. Se on mu perepärand. Pärand, mis on täjelikult kadumas, kuite seda pakkumist vastu ei vuota, ytles herra Lepik. Pangad valmistavat, ette sund myygi menetlusi. 3 kuu, maksimaalselt 4 pärast, täidavat nad garantiid. Te kautatte firma niikuini.
Ja mitte ainult firma, teidän maja, autod, koik, mistä olette hypoteeginud, se on väljapressimine, se on äri, herra Mets. Te tekitte riskantseid otsuseid, laajenesitte liiga kiiresti, kulutasitte liiga paljon. Nyt maksatte tagajärgede eest. Me pakumme teille väljäpääsy. Veel yksi vaikus. Kuulsin rasket hingamist. Ja kuima teidän pakkumisesta keldun. Siis me sovimme teille edu ja loudamme, et pangat myyvät firma auctionil. Toinen oli saamme selle vähem kuin puulehinnaga sellest, mitä me praegu pakumme. Kuradi pojad, pomises Rein. Herra Mets, ytles Sanderville. Saage aru, me ei ole teidän vaenlased. Me tahamme et se toimiks. Me tahamme päästä firma, päästä töökohad. Aga me ei saa seda teha, kui te ei aksepteeri olukorra realsust. Minuutit vaikust. Kujutasin ette, kuidas Rein motleb, arvutab, otsib väljäpääse, mitä ei eksisteeri. Mä pean oma advokaadiga eraviisilliselt rääkima. Muidugi, voitte kasutada körvalruumi, kui soovite. Me ootamme siin. Kuulsin tuulide liikumist, samme, ukse avanemist ja sulkumist. Siis Reinu hääl, madalam, meille heitlik. Jorge, kui perses mä olen, advokaat ohkas. Väga, Rein. Niil on oigus, pangat lämmatavad sind, mul on laual 3 sundmyygiteadet. Kui sa 30 päivän juoksul ei maksa, taidavat nad need, ja kui nad hakkavat taitma, kukub koik kokkunagu dominoklotsid. Ja se pakkuminen on hea, parem kui mä uutasin. Ausalt öeldes, si päästab sind volgadest. Jätab sulle natuke sulla rahaa ja voimaldab sul firmassa jäädä, isegi kui mitte enam omanikuna. Mä ei saa seda vastu vuotta. Mitä inimesed ütlevad? Mitä mu pere ytleb? Kas sä elistaksid? Et nad ytleksid? Et sä läksid bankroti? Et sä kautasid koik? Ses just si YouTube, kui sä vastu ei vuota. Vielä yksi pik vaikus. Mu isä tapaks mu, kuita seda tiiks. Su isä ei ole siin. Sinä oled, ja sä pead tänä otsuse tekemään. Mulla on vaja rohkem raha. 1,5 miljoonit. Ei, miljon. Void provida, aga mä ei usu, et nad noustuvad. Nad teavad, et sä oled meille heitel. Kuulsin uesti samme. Uks avanes. Herrased, voitte tagasi tulla. Investorit naasid. Kas olette otsuse teinud, herra Mets? Kyysis Robert Tam. Mulla on vastupakkuminen. 1,5 miljoonit 60% eest. Miljon on meidän viimeinen pakkuminen. Ja loplik. Vuotke voimme lahkumme kohe. Vaikus mistundus kestävät ikävästi. Olgu. Miljon. Suure pärane. Valmistamme siis dokumentit ette. Peamme teiltä tänä allkirjastama esialksen lepingu. Ja 2 nädala pärast solmimme tehingu. 2 nädalat. 2 nädalat. Olemme oma huolsuuskontrolli juba teinud, tiime juba, mitä ostamme. Peamme lihtsalt vormistama paberimajanduse, ylekanded, registreerimised. Ja minu positioon kui paljuma operationide direktorina teenin. Hannes Rebane rääkis esimest korda. 8,000 eurot kuus plus standardset soodustused, ei mingeid bonuseid, ei aktiaoptione, ei kasumiosalust. 8,000. Mä teenin 10 korda rohkem. Sä teenisit 10 korda rohkem. Nyt on su asia ollut teist sugused. Vuota voi jata. Rein ei vastanud. Vaikus oli vastus iseenesest. No, ytles herra Lepik. Mä konsulteerin meidän pääinvestoritega. On yksi kysymys, mille peamme selgitämään, isiklik kysymys. Oodake siin. Kuulsin samme oma ukse puulle lähenemas. 3 koputust. Oli aeg. Vaatsin körvaklapit äärä, töysin pysti, hingasin sygavalt sisse. Herra Lepik avas ukse. On aeg. Köndisin peasalipuulle. Mu jalat värisesid, aga mu moistus oli selkeä. Advokaat avas ukse. Astusin sisse. Rein Mets istus laua otsas. Tema advokaat ja raamatupidaja molemmal puol. Kuita mind nägi, muutus tema nägu. Segadus. Siis ärätuntmine, siis uskomatus. Kaire. Tere, Rein. Mitä sä siin teed? Istusin peatuli laua otsas, tema vastas. Herra Mets, ytles herra Lepik, lubage mul esitleda SP Capital Investorit ja investorit. Proa Kaire kaske. Värv kadus Reinu näolt. Ei. Se on nali. Se ei ole nali, ytlesin mä. Mu hääl körlas rahulikult kylmalt. Minä olen se, kessu firma ostab, Rein. Tatousis pysti. Tema tul kukkus selja taha. Se on voimatu. Sul ei ole sellist raha. Sä elad Lasnamäel. Sä oled miss. Miss mä olen, Rein, töökas naine. Keegi, kes ei ole sinu klassist. Jatka, tahaksin kuulda. Tema advokaat harrastalkeest.
Rein, rahune maha. Ma ei rahune maha. Si on pettus. Si on vandenou. Ma hakkan. Mitä sä teed? Katkestasin mä. Kaibad mind kohtusse. Mis rahaga? Koik on täiesti seaduslik. Kyysi oma advokaadilt. Reinu advokaat heitis pilkupaberitele. Ta neelatas. Si on seaduslik, Rein. Täiesti seaduslik. Rein vaatas main puhta vihaga. Miks? Miks sä sedät teed? Tousin pystii. Kandisin aeglaselt tema puulee. Vaatasin talle otse silmaa. Toesti. Sä kysid, miksi? Sä panit mu poja tuolette puhastamaa, poja. Kellel on ylikoolidiplom, mis maksis mulle aastaid ohverdusi. Sä nimetasit teda idiotiksi. Sä alandasit teda klientide ees, työtäjäte ees, omaenda tytre ees. Mä opetasin teda. Mind ei huvita, mitä sä arvasit end opetavat. Sä hävitäsit mu poja. Ja nyt, Rein Mets, hävitän mä ainsa asia, mis sulle korda läheb, sinu firma. Palun. Tema häl murdus. Palun, Kaire. Me saamme selle äärää lahendada. Me saamme. Pole midagi lahendada. Sä olet juba lepingu allkirjastanut. Sä olet juba pakkumise vastu vaatnud. 2 nädala pärast on se firma minu ja sä opid, mis tunne on töötada kellegi teise hiiks, mis tunne on käske vastu vaattaa, mis tunne on tunda end väikesena. Mä kaiban su kohtusse. Anna minna. Kaiba mind. Kuluta se vähenen rahaa, mis sul alles jääb advokaatidele. Vahepeal istun minä sinu kabinetis, teen otsuseid, juhin sinu firmat. Rein vajus tuulille, kattis nau kätega. Se ei saa toimuda, aga se toimub. Ja tead, mis on parim osa, sä toid selle endalle ise kaela. Sinu arrogantsus, sinu liigne kulutamine, sinu halvad otsused. Minä lihtsalt kiirendasin vältimatut. Läksin lähemale. Kykitasin, et olla tema tasemel. Järgmine kord, kui tahad kedagi alandada, veendu, et selle inimese emal ei oleks vahendeid sind hävitada. Tousin pysti. Vaatasin herra lepikut. Valmistage ette luplikut dokumentit. Tahan, et se oleks voimalikult kiiresti lopulle viidud. Jah, proua Kask. Kondisin uksepuule. Ennen lahkumist pöörasin ringi. Oh, Rein, veel yksi asi. Mis puutub sellesse operationide direktori ametikohalle, siis kahjuks me ei vajasind, aga kui sä tahad, voin mä pakkuda sulle midagi holdusosakonnassa. Kuulsin, et meil on vaja inimesi tuolette puhastama. Huvitatud? Lahkusin enne, kuita joudis vastata. Koridoris lubasin endal hingata. Mu käed värisesid, aga mitte hirmust, vaid voidust, oiklusest rahust. Lahkusin hotellist pea pysti. Keskpäiväne päike pimestas mind hetkeksi, aga tunsin en kergemana kui kunagi varem, nagu oleks raskus, mitä olin kuudekaupa kandud, lopuks maha voetud. Herra Lepik joudis mulle parkimismajas järelle. Kaire, se oli uskumatu. Mä pole kunagi näinud Rein Metsä niin relvituna. Kasta kirjutas koikele alla. Ja. Esialgne leping on allkirjastatud. 2 nädala pärast solmimme lopliku tehingu. Firma on sinu. Ja tema, ta lahkusraivus. Ta ähvardas kohtusse kaivata. Aja kirjandusse pyörduda, aga tema advokaat rahustasta maha. Selgitas, et koikon seaduslik, et tal pole alust voidelda. Mä erotasin. Hea. Nyt tuleb oluline osa. Tahan, et Rasmus nimetataks metsätööstuse tegevjuhiksi kohe pärast sulkemist. Olet sä kindel. Si on suur vastutus ja firma vajab sygavat restruktureerimist. Mu poeg lopetas kiitusega, tal on oskused, ta vajab lihtsalt voimalust. Ja mä palkan sind oigusnounikuks. Sä aitat teda koigega. Kas noustud? Advokaat nogutas. Si oleksau. Suure parane. Helistan sulle homme, et detailit paika panna. Soitsin koju rahuliku sydämega, aga teadsin, et koige raskem osa on veel ees. Rasmuselle rääkimine. Joudsin kohdalle umbes kell 4. Rasmus oli elutuas uudiseid vaatamas, ta tundus rahulik, lodvestunud. Kuidas su koosolek läks, Emma? Hästi, väga hästi, tegelikult. Millinen koosolek se oli? Istusin tema körvalle, vuotsin ta käe. Rasmus, mä pean sulle midagi rääkimä, midagi olulist. Tema ilme muutus. Mure. Kas sinuga on koik korras? Kas midagi juhtus? Minuga on koik täiesti korras, aga mä tegin midagi. Midagi? Mitä mä tegin sinu hiks? Ja sä pead seda teadma? Rääkisin talle koik, alates hetkestä, kui mä nägin teda seda tualetti puhastamas, konest herra Lepikule, uurimisest, minu säästudest, varifirmast,
Pakkumisest ja lopuks, selle hommiku paljastusest. Rasmus kuulas mind vaikuses. Tema näky käis läpi tuhannesta emotsionist, yllätusest, uskomatusest, hämmästysest ja lopuks pisaratest. Emma, sä ostsid Rainmetsä firma. Ja. Kulutasin koik oma säästud, iga sendi. Aga teksin seda uesti 1000 korda. Takattis näo kätega. Tema oolad värisesid. Mä ei suuda uskuda, et sä tegid seda minu hiiks. Se on liiga paljon. Si on. Sä oled mun poik, Rasmus. Pole olemas sellista nagu liiga paljon, kuijasi puudutab sind. Ta kallistas mind, nuttis mu olal nagu lapsena. Aga niid pisarad olid teistsugused, niid ei olnud valust, niid olid vabanemisest. Ja mis nüüd saab? Kysis ta, kui oli rahunenud. Nüüd sinust saab metsätööstuse tegevjut. Mida? Ei, Emma, mä ei saa. Mä ei ole valmis. Mä ei tiedä, kas. Kuula mind, Rasmus. Sä oppisid selleks, sä valmistasid selleks, ja sulla on kogu vajalik toetus. Herra lepik noustab sind. Minä olen seal, aga firma vajab juhti ja se juht olet sinä. Ja Rain. Rainu enam seal ei ole. Mä lopetasin tema lepingu. Rasmus sulges silmad, hingas sykävalt sisse. Mä ei tiedä, mitä öelda. Älä ytle midagi, lihtsalt valmistuu. Sest 2 nädala pärast muutub koik. Sel öl mun mobiiltelefon ei lakanud helisemast. Konet tuntmadutelt numbritelt, sonumid, aga mä ei vastanud yhdellegi. Järgmisel päiväl ilmus Laura, mu ukse taha. Kell oli 1 hommikul. Rasmus oli läinud asju ajama. Avasin ukse ja leidsin ta siellä seismas. Ilma meikita, juukset sassis, silmad punased. Mä pean sinuga rääkima. Meil pole millestki rääkida, Laura. Palun, ainult 5 minuutit. Lasinta sisse. Istusimme elutoas. Atmosfäär oli pingeline, kylm. Mu isä on lastatud. Alustasta. Ta pole eilsest saati oma toast lahkunud. Mu ema on hysterias. Kogu pere on kriisis. Paus. Ja kuidassa said seda teha? Kuidassa said mu pereni moodi hävitada? Mä naersin ilma huumorita, ilma roomuta. Kuidas mä sain? Kasta toesti kysit seda minult. Sinu isä alandas mu poega kuude kaupa. Sä naersid, kuita seda tegi. Sinu pere kohtles meid nagu mustust ja nüüd tuled sä paluma kastunnet. Mu isä oli lihtsalt karm. Se on tema 5 opetada. Ta ei väärinud seda. Sinu isä ei opetanut midagi. Ta oli väkivaltne ja nüüd maksab ta tagajärgede eest. Laura tousis pysti. Sä olet kättemaksuhimuline, julm naine. Rasmus saab sellest varem voi hiljem aru. Rasmus on juba paljudest asiadest aru saanut, sielhugas sellest, että abielusvalle naisega. Mä armastan Rasmust. Ei. Sä armastad ideaa teda kontrollida, teda oma pöydällä ol hoida, aga se on läpi. Ta tuleb minu juurde tagasi. Ta tiib seda alati, sest vajab mind, Laura, lahko. Mine enne, kui mä turvamehe kutsun. Ta lahkus, lyös ukse pauguga kinni, aga mitte enne, kui pööras ringi ja ütles, se ei ole läbi. Mu perel on advokaadid. Meil on sidemed. Me saamme tagasi selle, mis on meie. Provige, aga ainus, mitä saate, on kautada rohkem rahaa advokaatidelle. Kui Rasmus takasi tuli, rääkisin talle Laura kylastusest. Takaisin. Ja, et mind ähvardada öölda, et nad hakkavat voitlemaan. Rasmus ohkas. Mä pean temaga rääkima, asiat loplikult selgeks tekemään. Olet sä kindel? Ja. Mä pean selle peatyki loplikult sulkemaan. Sel peräslounal läks Rasmus korterisse, mitä ta oli Lauraga jaganud. Minä jäin koju ootama närvilliselt. Ta naasis 3 tundi hiljem. Ta näki väsinud väliä, aga rahus. Kuidas läks? Ütlesin talle, että tahan lahutust, että tagasiteed ei ole, että me lopetasimme sel päiväl, kui ta lasi oma isal mind alandada. Ja mitä ta ütles? Ta nuttis. Ta anus. Ta lubas. Et muutub. Et tema isä muutub. Aga mä ei usu teda enam. Mä ei tunne tema vastu enam midagi. Emma. Tundub. Nagu oleks kogu se armastus lihtsalt haihtunut. Toellinen armastus ei haihtu, Rasmus. Se, mitä sä tunsid, oli illusioon, ja illusionit purunevad, kui realsus kohdalle jouab. Mä arvan kyll. Ja lahutus. Olen juba advokaadiga rääkinud. Alustamme prosessi järgmisel nädalal. Tal pole alust voidelda. Meil pole lapsi. Meil pole yhist vara. Se läheb kiiresti. Tunsin kergendust. Mu poeg oli lopuks vaba. Järgmiset päivät olid Amerikamäed. Rainmets provis koike. Ta helistas partneritele,
tarniatele, klientidele, pyydes myyki saboterida, aga herra lepik blokeeris iga katse. Lepingud olid allkirjastatud. Kokkulepped olid seaduslikud, pääsu ei olnud. Tiina Metz saatis mulle pikasoonumi, täis solvanguid, varjatut ähvardusi, palveid, mis olid maskeeritud nördimuseks. Kustutasin selle ilma lopetamata. Riedel, nädal ennen loplikku sulkemist, sain koneen numbrilt, mitä mä ei tuntenut. Proua Kask? Ja, kes sii on. Olen Alessandra Metz, Reinu Ode. Vaikus. Mitä te tahade? Tahtsin lihtsalt tänädä. Mitä? Mu vendon kohutav mies, arrogantne, julm. Ta on aastate juoksul hävitänyt paljon inimesi, seal hulgas mind. Niin siis aita, et tekite seda, mitä minä kunagi ei julkenut. Ta pani toru äärä, ennen kuin mä joudsin vastata. Se kone jättis mind matlemaan. Rein Metz ei ollut haiketteinut ainult Rasmuselle, ta oli haiketteinut paljudelle inimestelle, ja nyt saita lopuksi selle, mitä vääris. Öl ennen loplikku sulkemist ohtustasin Rasmusega. Tegin teema lemmiktoitu, mere Annipada. Homme muutub koik, ytlestä. Ja, homme alustatsa oma uut elu, mä kardan ema. Si on normaalne, aga sä oletko valmis. Usalda ennast. Loimme koko punase veiniga. Vaatasimme aknast linnatulisid. Mä ikka motlen, kas mä tegin oikeesti, kuisel päivällä lahkusin, maatiskles Rasmus. Vaatasin talle otse silmä, ja sinä. Mitä sinä minun asemel oleksid teinut? Teisi päiv saabus selke taivaga, yksi neist päivädest, millin ärkab ilma pilveta, nagu universum tähistaks. Rasmus tausis varaa. Kuulsin teda dushi al, siis valimas oma parimat ylikonda, seda sysihalli, mille olin talle lopukingituseksi kinkinud, hallilipsu, mitä ta polnud kunagi kantnud, sest Laura ytles, et se on liiga tavalline. Soimme koos hommikust. Kohv, juustusai, puuviljad. Kumpki meistä ei syönyt eriti. Närvid olid meie köhud kinni pannud. Valmis kysisin. Ei, agama ei usu, et keegi on kunagi selliseksi asiaksi valmis. Joutsimme herra Lepiku byrossa kel yhdäes. Kernagement. Dokumentide allkirjastaminen oli määrätud kel 10. Kosole kurumis olid juba fantoominvestorid, raamatupidaja, mitu advokaatia nurgas, nagu alistatud mies, Rein Metz. Ta nägi väliä dedeni aastat vanem kui viimati. Sygavat tumedad ringid, tuhkia snack, kortsus ylikond. Selles arrogantsuses, mis teda iselomustas, polnud midagi alles. Kuita meid sisse astumas nägi, taitusid tema silmad vihkamisega, agata ei öelnud midagi. Ta vaatas lihtsalt emalle. Tere hommikust, tervitas herra Lepik. Alustamme. 2 tuntia allkirjastasimme dokumente, ylekandeid, protokolle, volikirju. Iga allkiri oli järjekorne Nael Rein Metsäkirstus. Lopuks hoidis advokaat viimast lehte yleval. Sellega on tehing lopulle viidud. Metsätööstus kuulub nyt SP Kapitaali-investoritele, mida esindab Proua Kaire Kask. Rein allkirjastas värisevä käiga, viskas pastaka laualle. Loodan, et oled onnelik, ytlestä mind vaatamata. Kysymys pole onnes, Rein, kysymys on oikluses. Ta tousis pysti, haaras oma portfeli. Ja nyt, miss? Kas sä alandad mind, nagu sä arvad, et mä alandasin su poika? Ei, mä ei ole sinun muudi. Mitä sä siis tahad? Tahan, et sä lahkuksid, et sä läheksid sellest kontorista väliä, et sä ei tuleks enam kunagi mu poja lähedalle ja et sä opiksid. Et inimeste väärikus ei ole mäng. Rein vaatas mind polgusega. Sä ei tea firman juhtimisesta esimestki asia. Sä lähed kue kuuga pankrotti. Ja siis, kui sä tulet Roomates takaisin minun abi paluma, olen minä siellä. Naerdes. Mä ei vaja su abi. Mul on midagi, mida sul kunagi polnud. Mida? Aland likkust ja poega. Keste ab, kuidas väärikalt töötada. Rein vaatas Rasmust avas suu, nagu tahaks midagi öölda, aga peotus, raputas pead ja lahkus. Kui uks sulgus, täitis ruumivaikus. Herra Lepik murdis hetke. Proua Kask, onnitlen. Olette ametlikult metsätyöstuse uus omanik. Mä ei tunnud euforiat, mä ei tunnud triumfi, mä tunsin lihtsalt rahu. Aita. Herra Lepik. Millal saamme ametliku valduseylevottaa? Kohe praegu, kui soovite. Mul on ruumide votmed, ligipääsukoodid, koik. Vaatasin Rasmust. Lähme vaatamasu uut kontorit. Soitsimme viimsisse, sellesse huonesse, mitä olin kuude eest kylästänyt oma poika otsides. Sellesse kohta, kus olinta leidnud murtuna.
Nyt oli se meie oma. Astusimme vastuvuottu. Nuor nainen laua taga vaatas meid segaduses. Tere hommikust. Kas teil on ae kinni pandud, me ei vaja aega, ytlesin rahulikult. Olen Kaire Kask, selle firma uus omanik. Koguge koik töötajad peamisse konferenssiruumi 30 minuutin pärast. Tema nägu muutus kahvatuks. Jah, proua. Kohe. Läksimme ylös 5. korruselle. Juhtkonna kabinetti, sellesse, missä oli ollut Rain Metsä oma. Rasmus läks esimmäisenä sisse, vaatas ringi, mahagonist laud, diplomid seinal, panoraam vaade linnalle. Si on surrealne, pomisesta. Si on sinu. Sa tienisid selle väliä. Ei. Emma. Sa ansid selle mulle. Minä lihtsalt avasin ukse. Nyt piid sa sellest läbiastumaa. Puoltundi hiljem olid koik töötajad kogunenud. Umbes 100 inimest. Monet nervis. Teiset uudishimulikud. Koik motlesid. Mis toimub. Astusin väikäiselle lavalle. Rasmus minu körval. Tere hommikost. Minun nimi on Kaire Kask. Tänäsest olen mä metsätyöstuse uus omanik. Sosistamised, pilgud, segadus. Tean, et paljud teist on mures oma työ, pere ja tuleviku pärast. Sega olen otsekohene. Kedagi ei vallandata, kellegi palka ei vähendata. Tegelikult viime läpi täjeliku palkasysteemi ylevaatuse, et takada koigille oiglane tasu. Vel sosistamisi, aga se kord kergendusega. Si firma on läpi elanud raskeid aigu. Tean, et paljud teist on töötanud ilma palkatousuta, monet isegi hilinenud palkadega. Se lopebtana. Koik tasumata maksed tehaksesel nädalal korda. Applaus. Alguses väike, siis tukevam, tahan kedagi tutvustada. Se on Rasmus Kask, äärijuhtimise eriala lopetanut ja tänäses teie uus tegevjuht. Rasmus astus ette. Monet tunsitta äärä. Nägin yllatuse, usumatuse nägusid. Ta rääkis kindla häälega. Paljud teist nägid mind monet kuud tagasi rasketes oludes. Monet teist olid tunnistajaks, kuidas min siin koheldi. Ja mä tahan, ette teaksite yht asia, mä ei unusta kunagi, mis tunne on olla teisel puolel. Mä ei unusta kunagi, mis tunne on alandus, ja sel pohjusel luban, et selles firmas koheldakse koiki väärikalt. Koiki. Vaikus oli absoluutne. Se ei saa olema kerkeä. Firmal on volad, on probleme, aga me yletämme need koos, meeskonnana, mitte ylemuste ja alluvatena, vaid kollegidena. Se kord oli applaus spontaanne, siiras. Pärast koosolekut lähenesid mitmed töötajad Rasmuselle, et tema kät suruda, et talle edu soovida. Vanemmes mehaniku tunkedes kallistasteda. Herra, mä olin seal. Kui herra Metsteid koristama pani, olin mä niin vihane, aga mä ei saanut midagi öelda. Mulla on pere toita. Aga mä tahan, ette te aksite, paljud meist imetlesid seda, mitä te tekite. Väärikalt lahkumist. Rasmuse silmis olid pisarad. Aita. Siitä hända paljon. Vietsimme ylejäänyt päivä dokumente, bilansse, lepinguid, volgu ylevaadates. Olukord oli hullem, kui arvasimme. Rain Mets oli jätnud maha segaduse. Emma, selle korda tekeminen votab aastaid, ytles Rasmus sel öl. Olimme tema ues kabinetis. Kell oli yle 9 ohtul. Lin säras al. Mä tean, aga me saamme hakkamaa. Ja kui mä ei saa. Mis siis, kui Reinul oli oigus? Mis siis, kui mä juhin firma kue kuukapohja? Läksin tema juurde. Panin kättä olkadelle. Rasmus kuula mind. Rain Mets juhtis selle firmapohja oma arrogantsuse, oma egoga. Sul on midagi, mitä tal kunagi ei olnud. Alandlikkus, empatia ja tahe asju oikeasti teha. Se on väärt rohkem kui ykski diplom voi kokemus. Kassa toesti usud seda, kogu sydämest. Sel ölkoju soites sain soonumi tunmatult numbrilt. Proua Kask, olen Luis. Töötasin varem metsätööstuses raamatupidajana. Lahkusin 6 kuud tagasi, sest mä ei suutnud herra metsä väärkohtlemist enam taluda. Kuulsin, mistä nä juhtus, ja tahan, ette teaksite, et kui vajate abi, olen mä saadaval. Mä tunnen firmat paremmini kui keegi teine, ja tahaksin olla osa sellest uudesta päätykist, ilma kibestumiseta, lihtsalt soviga asju oikeasti teha. Näitäsin sonumit Rasmuselle. Näed. Hed inimesed tunnevad ära hed inimesed. Sind ymbritseb suurepäräinen meeskond. Rasmus nairatas. Esimest korda kuude juuksul nägin teema silmist toellist lootust. Koju joudes laitsimme yllatuse. Laura istus maja trepil. Kuita meid nägi, tousista pysti. Rasmus palun, mä pien sinuga rääkima.
Laura, mä juba ütlesin sulle. Ainult 5 minuutit mä anun sind. Rasmus vaatas mind. Mä noogutasin. Mä lähen ylös. Teie rääkike. Läksin korterisse ylös. Aga jätsin akna lahti. Kuulsin nende hääli. Rasmus, mä tegin vea. Matean. Oleksin pidanud sind kaitsma. Oleksin pidanud. Oleksid pidanud mind armastama, Laura. Seda sä oleksid pidanud tekemään. Mä armastan sind. Olen alati armastanut. Sä armastasid ideed minust. Kuulekat abikaasat meest, ketä supere sai kontrollida. Se ei ole tosi. Miksi sä siis nairatasid? Miksi sä nairsid, kui su isä mind alandas? Vaikus. Seda mä arvasingi. Laura, mä sovin sulle parimat, toesti, aga meie ühine tiikond on läbi. Firma pärast, sest nüüd on sul voim, se oli läbi sel päeval, kui sä valitsid oma pereminu meie asemel. Kuulsin samme majaukses sulkumist. Rasmus tuli minuutit hiljem ylös. Ta näki väsinyt väliä aga rahus. Oled sä korras? Jah, nüüd olen. Se uks on suljetut. Sel ööl magasimme rahulikult, teades, et koige raskem osa on möödas. Aga teadeska, et koige olullisem osa alles algab. 5 aastat on möödynyt sellest alanduspäivästä vannitoas. 5 aastat sellest, kui nägin oma poika pölvili seda tualetti puhastamas, samal ajal kui Rein Mets teda idioodiksi nimetas. Nädalad hiljem ostsin firma ja nüüd, pärast koike, pärast ylesehhitamist, vaatan tagasi ja näen, et se oli väärt iga senti, iga unetut ööd, iga riski, mille mä vuotsin. Ja tänä, oma korteriaknast väliä vaadates, na eratan. Metsätööstus oli täiesti teistsugune ettevote. Rasmus töötas päiväl ja öösel, restruktureeris osakondi, pidas läbirääkimisi tarniatega, voitis tagasi kliente, kelle Rein oli oma arrogantsusega kautanud. Tehaset tartus ja Narvas töötasid nüüd 70% voimsusega. Töötajad said oma palgad oikeaegselt. Paljud said isegi esimest korda aastaten jooksul bonuseid. Minä jäin juhatuse esimeheksi, aga lasin Rasmusel koike juhtida. Teema tegi otsused. Minä olin lihtsalt siil, et teda toetada, kuita seda vajas. 1. märtsikuu pärast lounal helistas mulle herra Lepik. Kaire, mul on häid uudiseid voi halbu uudiseid, olenevalt sellest, kuidas sä seda vaatad. Rein Mets on esitänyt hagi sinu ja Rasmuse vastu. Mis alusel? Pettus, vandenou, usaldusekuritarvitamine, koik alusetu. Teema advokaat on minuga juba yhendust vuotnud. Nad tahavat jouda kokkuleppele. Milliselle kokkuleppele? Nad tahavat, ette myyksite firma neille takasipuulle hinnaga sellest, mitä maksite. Ha. Ytle tema advokaadille, ette hingut ei tule, ja kui nad tahavat kohtusvoidelda. Siis anku aga minna. Meil on koik dokumentit. Koik oli seaduslik. Hagi lykäti tagasi 3 nädalat hiljem. Kohtunik ytles, et menetlemiseksi pole toendeid. Rein pidi maksma kohtukulut, vielä 20 eurot, mitä tal ei olnud. Mais kuulsin tuttavalt, et Rein oli myynyt maja Laulasmaal. Ta kolis korterissa Lasnamäel. Väike, tagasi hoidlik, mitte midagi vuoreldes sellega, mistal oli. Tiina jätti sitä maha. Nadla hutasid juunis. Ta votti selle vähese, mis alles oli, ja läks elämä oma oe juurde Tartusse. Laura abiellus uesti, vanema, rikka ärimehega, sellisega, ketä teema pere oli talle alati soovinud, aga kuulsin, et se ei kestnud kaua. Siiski, kui ma teda mäletan, ei matlema kallitelle kleitidelle ega pidudelle. Motlen sellelle pärast lounalle nüüdseks ka se tööstuse vastuvuotus, teema CV Map rinnalle surutud, paludestööd firmas, mitä teema ja ta pere kunagi pidasid metsän nimest kaugel alpuul. Siel, vaadates oma poega, rahulikku ja kindlat, keelamastalle austusega ametikohta, kuid oma väärikusest luopumata, moistsin, et tema karma ei tulnud skandaali näol. Se tuli peegli näol. Ta näki ennast täpselt selles kohas, kuhu ta oli aidanud, Rasmust aastaid takasi panna, ja ta lahkus sieltä alandatuna, mitte selle pärast, et me teda alandasimme, vaid selle pärast, et elu lihtsalt takastas selle, mitä ta oli kylvanud. Hiljem kuulsin yhistä tuttavate kaudu, etkä teine abielu ei kestnud. Laura lahutas uudesti ja kolis takasi oma ema juurde Tartusse. Tiina töötab nüüd myyjänä butiigis. Ironilinen, arvestades, kuidas nad varem vaatasid ylevalt alla inimestele, kes töötasid. Ma ei sovi neille halbaa. Nad ei ole lihtsalt enam osa meidän loost. Mitä elul neille opetada oli, on se opetanut. Valu. Mitä nad mulle pohjustasid, muutuskytuseksi ja alandus, mitä nad mu pojal kannatadalasid,
muutustelliskiviksi tema ue firma ja ue eluvundamendis. Rasmus tulee mulle igal pyhäpäiväl kyllä. Ta top diana kaasa, me söömme koos, räägimme koigest, lapsest, firmast, elust. Emma ytlestä mulle elmisel pyhäpäiväl, mä tahan, et sinä oleksid lapseristi Emma. Se oleks au mukallis, ja mä tahan, et sä teaksid midagi. Kaik, mis mä olen. Kaik, mis mul on. Volgnen mä sulle. Ei, Rasmus, sä tienisid selle väliä. Minä tegin lihtsalt seda, mitä iga Emma teeks. Mitte iga Emma. Enamik oleks vaikinud. Sinä voitlesid. Mä kallistasin teda. Minu pois, minu mes, minu uhkus. Monikod kysyvät inimeset minult, kas mä kahetsen, et kulutasin koik oma säästud selle firma ostmiseksi. Ja mä vastaan alati sama. Mitte sekunditki, sest se ei ollut kunagi rahapärast, mitte kunagi. Se oli vääri kuse, oigluse, oma pojalle näitämisen pärast, et kellelgi, absoluutselt kellelgi, pole oigust hävitada teistä inimest. Raha tuli tagasi, firma oitses. Mä sain oma investeeringu ja rohkemki tagasi, aga koige olullisem, mitä mä tagasi sain, oli nähdä oma poika uudesti saramas, nähdä teda kandimas, pea pysti, nähdä teda juhtimas empatiaga, nähdä teda armastamas. Se on hindamatu. Moni kuu tagasi peatas min tänaval naine. Kas teie olette Kaire Kask? Ja. Kas me tunnemme teine teist? Ei. Aga mu abikaasa töötas vanasti härra metsäfirmas ja mä tahtsin lihtsalt tänada, ette kohtlesitte teda väärikalt, ette maksite talle öiglaselt, ette ansite talle tagasi ene se hinnangu, ta lahkus enne, kui mä joudsin vastata. Niid on hetked, mis loivad, mitte rahaa, mitte voim, vaid tiedmine, et sä muutsid kellegi elu. Kui mu lugu aitab yhelgi naisel silmad avada, oma lapsi kaitsta, epäoigluse ees mitte vaikida, on se olnud seda väärt. Sest loppude lopuks ei ole elu selles, kui palju sul on, vaid selles, kui palju sä ansid, ketä sä kaitsesid, millise pärandi sä jätad. Ja minu pärand on lihtne. Poeg kesteab, et tema Emma on alati olemas, et kellelgi pole oigust teda alandada, et väärikus ei ole, läbiräägitav. Homme lähen mä firmasse, mitte tööle, lihtsalt kyllä, et nähdä Rasmus tema kabinetis, istumas selle laua taga, mis kunagi kuulus Rein metsälle. Ja mä naeratan, sest oiglus, kuigisi monikord votab aega. Sabub alati, ja kuisi sabub, on si magus, väga magus. Aita, et lopuni kuulasid. Nyt ytle mulle, mitä sä sellest lust arvasid, kas sä arvad, et mä läksin liiga kaugelle voitegen oikeesti. Jätä oma arvamus kommentaaridesse, tähän neid koiki lugeda. Ja kui sä teet suudellasest Emma, kestiiks oma laste hiiks koik, mergitä alpuul ära. Jaga seda lugu. Monikord on si täpselt se, mitä keegi tänä kulma peab. Telli kanal ja lyllitä sisse tiavitus, et sä ei jääks järgmistest lugudest ilma. Iga päiv naine, elutarkus. Jumal onnistagu sind ja sinu perekonda. Järgmiseloni. Hed aega.